Nii, tere tulemast kõigile jälle kuulama trenni juttu. Täna jälle natuke teisel teemal, teise inimesega, Georg Laasikuga, Eesti kõige kuulsam jõusaali füsioterapeut. Nii on. Aga kõigepealt, enne kui me pihta hakkame, siis nagu, kes on selline juba regulaarne kuulaja, siis teadupärast eelmine kord sai tehtud loosimäng, kus siis 2 25 eurost kinkekaarti Fit 360 pani välja. Ja nüüd on siis aeg see loosimine ära teha. Et tore on näha, et kommentaar üksjagu tuli eelmise YouTube'i video alla, et tore on näha, et asi elavneb. Mis küsimused olid? Esimene küsimus oli see, et mitu kordust on efektiivsete korduste teoorias. Ja teine küsimus oli see, et milline on minu ja Kristjan Koiki vanuse vahe aastates. Nüüd vastuseid tuli, me ei saa öelda, et seinast seina, aga kõik 5 korduse teooria vastused olid õiged, see oli 5 kordust ja vanuse vahe vastused tulid siis 9 või 10 aastat. Et tegelikult mõlemad võib lugeda õigeks. Miks? Sellepärast, et mina olen 29, Kristjan Koik on 39. Ja see 10 aastat oli tegelikult see vastus, mida ma ootasin, aga loomulikult, kui hakata siin arvutama ja tähte närima, siis ta ei ole päris 10 aastat, vaid 9 aastat ja seal kopikad natukene siia-sinna. Et aga kes vastas 9 ja kes vastas 10, siis vahet ei ole, need mõlemad vastused saab lugeda õigeks. Aga nüüd on siis aeg loos teie vahel välja teha, et kes need ihaldatud kaardid endale siis saavad. Ja selleks Georg on mul nüüd abis. Ja kuidas ma selle, mis põhimõtte alusel ma selle välja loosin, siis seda kohe ei ütlegi. Aga Georg ütleb mulle nüüd, Georg, sina enda peas mõtle välja 2 numbripaari. Ehk siis 2 numbrit ja siis veel 2 numbrit. Ja need numbrid on 1 kuni 11-ni. Aga neid peab 2 tükki olema. Ja nagu 2 ja 2. Nii. Kui sa oled esimese paari välja mõeld, siis ütle mulle esimese paari numbrid. 1 ja 7. Nii. Esimene number tähendab seda, et ma kommentaarid alt, esimene number tähendab seda, mitmendast kommentaarist ma hakkan lugema ja teine number tähendab siis alates sellest kommentaarist, kui ma hakkan lugema, siis alla siis mitmes kommentaar on see esimene võitja. Et siis on nagu täiesti random ja täiesti aus. Sa ütlesid 1 ja 7. Nii, siis esimesest ma hakkan lugema kuni 7-ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esimese kaardi on endale võitnud Piret 001. Piret 001 võid minna Fit 360 poodi ja lunastada välja endale 25 eurose kinkekaardi. Nii, ole, ütle mulle teine numbripaar ka. 3 ja 11. 1, 2, 3, 1. Nii, teise kaardi on endale võitnud isik nimega Georg. Aga Georg Ausalt ka ei ole mina. Georg Pedoson on võitnud endale teise kaardi, ehk siis sulle ka teadmiseks, et mine siis Fit 360 poodi ja lunasta see kaart endale välja. Vali, mida tahad. Vot nii, aga täna lähme siis oma selle teema juurde, et meil on täna lahti räägitud üks kindel teema, mida me tahaksime nagu lahata või läbi mis vaatevinkli me tahaksime asju nagu vaadelda, on siis puhtalt biomehaanika, et me oleme 2 osa selle jaoks hoogu võtnud ja täna siis me teeme selle ära. Ehk siis lähme puhtalt biomehaanikasse, mis pidi luu liigub liigeses, kuidas lihastöö mõjutab seda ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis vaatame, kuidas sellega nagu läheb. Ja tegelikult ma lasin küsimusi ka esitada ja esimene küsimus, mis mulle siin ette tuli ka, oli siis see, et ma arvan, et võiks nagu rääkida siis lõuatõmmetest, eks ole. Et seal juures oli pilt, mis näitas siis seda, et kui sa, siin on juba, ma hakkan sulle juba nüüd ette söötma, et hakkan nüüd absorbeerima seda asja just juba. Et esimene oli siis see, et pealt haardega, kui sa teed lõuatõmbeid, just, et pealt haardega, kui sa teed lõuatõmbeid, siis tegelikult õlavars on sisse poole roteerunud
ja see väidetavalt siis soodustab nii-öelda sellist, kus ma ütlen, võib-olla küfootilist asendit natuke liiga palju, aga õlgade siis nii-öelda, kus ma ütlen, kui me selle kohta ütleme, ülespoole nii-öelda vajumist või tõusmist ja väidetavalt siis abaluude protraktsioon. Yes. Ja väidetavalt, kui sa teed siis kas siis nii-öelda neutraliga või althaardega, siis see tagab nii-öelda õlavaare välisrotatsiooni ja läbi selle peaks siis nagu seda sama asja suutma vältida nii-öelda. Aga ma küsin üldse siin vahele selle, et kus sa sellelt pildilt lugesid välja selle õlavaare rotatsiooni? Sest et mina vaatasin seda pilti nagu ilma justkui selle taustainfota, mina ütleksin, et seal oli kõige suurem vahe oli nagu selles haarde tüübis. Et kas ta oli, ühes oli nagu neutral ja teises oli, ma ei mäleta kumba pidi ta oli. Ja, aga seal need jooned kõrval nagu seda üritasid täpsustada. Kui sa mehikest vaatad, siis sa võib-olla jah, seda ei näe, aga need jooned seal kõrval vist olid ikkagi ja oli kirjas ka, et kas external või internal rotation. Või noh, tegelikult võib-olla me ei peagi selle pildi üle vaidlema hakkama, aga toome siis nagu vahe sisse, et näiteks kui sa mõtled althaardega lõuatõmmete peale, kus siis tegelikult see käte liikumissuund on justkui selles sagitaalses tasapiinas versus siis näiteks tavapärane lõuatõmme pealthaardega veidi laiemalt, kus ta rohkem toimub seal läbi selle frontaalse tasapiina, siis kuidas sina siis need põhimõtteliselt nagu võrdleksid? Et kas seal võib see õlgade ja abaluude mängimine toimuda või mitte? Ma sellele konkreetsele pildile vastates siis ütleks, et ma ütlen, et see, mis seal välja oli joonistatud, on nagu väga ekstreemne. Et mulle tegelikult ei meeldi, kui asju aetakse meelega jube keeruliseks või tehakse nagu väga lihtsad asjad aetakse jube keeruliseks, et kuidagi nagu tiibim olla. Et mina pigem nagu alustaks niiviisi, et lihtsustame seda. Ehk siis võtame lihtsalt pealthaardega ja althaardega näiteks või neutral. Sobib siuke variant? No. Mõtteharjutusena on ju. Et tegelikult, kui sa nüüd teed pealthaardega lõuatõmmet, on ju, või neutraliga, nii, vaata mu biitsepseid. Praegu ma teen pealthaardega ja praegu ma teen neutraliga. Ja ütle mulle, kui palju mul see õlavars nüüd siin roteeris? Okei, aga ma hakkan kohe pealthaare, neutral. Pealthaare, okei, althaare, nõus. Althaare, pealthaare on mingisugune vahe, aga pealthaare ja neutral on nii väike, et nii väike erinevus õlavarres, et minu meelest nagu see, mis seal välja oli tehtud, on küll nagu tohutult liialdatud. Okei, aga jätame selle pildi korraks kõrvale ja mõtleme selle peale, et üks asi, mis pealthaarde ning neutrali ja althaarde vahe on, siis see on tegelikult, et kui sa mõtled pealthaardega lõuatõmbele, siis see haare on oluliselt laiem, mis tõttu nii-öelda käed ongi rohkem õlavartest ka kõrvale suunatud. Aga miks? Noh, sa võid ka niimoodi teha, eks ole? Yeah. Näiteks idee poolest võid, aga millegi pärast tehakse siiski laiemalt. Kas see tundub loomulikum, kas kui ma tõmban eest pealthaardega niivõrd kitsalt, kas siis mu käsivarrs ei hakka tarbetult ebaproportsionaalselt koormust saama võrreldes lailihasega näiteks? Ma ei ütleks. Või kui sa mõtled, miks niimoodi tehakse üldse näiteks ja kui sa vaatad, kes neutraliga teeb, reeglina neutraliga tõmmatakse kitsalt ja kui sa althaardega teed, siis näiteks althaardega väga laia haaret ei ole väga mugav teha näiteks. See ei ole. Okei, sellega ma olen nõus, et althaardes tehakse tavaliselt kas siis õlgade laiuselt või kitsalt, kui mõni tahab väga biitsepsit seal panustada. Ja neutraliga tehakse pigem mõned teevad ka kitsalt, on ju selle, mis iganes, mitte käsikuga, aga selle käepidemega. Ploki käepidemega. Ja pealthaardega tehakse siis kas nagu õlgadest veits laiemalt või siis mingid ekstreemsed asendid, on ju. Ma olen ise ka
vahest teinud nagu nii-öelda laiemat asendit. Aga ma ise nagu pakuks hoopiski välja sellise asja, et vaadata, kas see liigutus toimub sulle nagu siin ees rohkem, mis on siis nagu extension flexion suunal on ju. Ja teine, kuidas mina tahaks seda vaadata, oleks siis nagu abduction adduction suunal. Et me siin üks päev natuke rääkisime sellest asjast ja mina ütlen, et need mõlemad on väga tähtsad lai lihase töösuunad ja ma pigem ütlekski, et üks ei ole parem kui teine, vaid mina ütleks, et peaaegu, et kindlasti võiks need mõlemad suunad, mõlemad variandid olla su treeningus sees. Et see jõuabki selleni, et jällegi üks asi, mis ma täna mõtlesin, et vaata hullud teooriad olid vahepeal, et kui sa tahad selja paksust, siis sa pead tegema seda. Kui sa tahad selja laiust, siis sa pead tegema seda. Aga no reaalselt, kui sa paned kõik oma õunad ühte korvi ja lähed sinna laiuse peale, pool out, ma ütlen, et sa jätad pool nagu kasutamata. Et mina väidan, et nagu nätil ei ole küll mõtet panustada ainult sellele, et ma nüüd teenin oma selga laiaks, ma ei taha, et ta paksuks läheks, ma teen ainult neid harjutusi, mis teevad teda laiaks. Ja siis mõnel teisele, et oi, mul laiust on, ma tahan ainult paksust, et ma teen ainult neid harjutusi. Et see on minu meelest ka nagu, ma saan aru, nagu, mida nad üritavad müüa sellega või see teooria seal taga on põnev, aga reaalselt ma ei näe, et naturaal sellest mingit nagu vahet saaks. Et ma saan aru, kui on vendadel rohud peal, Mr. Olympia lavale minek ja ongi see, et nad võivad isegi lihasmasse seal kilodes kaotada, et saavutada parem proportsioon, on ju, et mõnel ongi see, et selg on liiga paks, et ma isegi lasen sellele ära atrofeeruda, et ta laiem tunduks või mis iganes. Et natukene siin panin jälle teelt kõrvale, aga tahtsin siukse teise aspekti välja tuua, mis võib-olla mingil määral vastab su küsimusele, mingil määral mitte. Aga oleme siin kõrvalteel korraks veel, et selles mõttes see teooria, vaata kõik pro, mida me omal ajal teadsime, tal on mõnes mõttes selline tõepõhi, igal pro asjal on natukene tõepõhi all, sest et on millestki tuletud, et on nagu observatsiooni põhjal nagu tuletatud ja see paksuse laiuse teema ongi see, et nagu kui sa teed laius, eks ole, et laius justkui laiust iseloomustab vertikaaltõmmete tegemine, eks ole, ülevalt alla. Miks siis ta laiaks teeb? On sellepärast, et kui sa vertikaaltõmmet teed, siis lailihas saab seal kõige suurema amplituudi ja justkui lailihas peaks seal nii-öelda siis kõige paremini kaasatud olema. Sellest tulenevalt lailihas hüpertroofia ka. Paksuse mõttes ongi see, et võib-olla proosi võib-olla tõlgendati valesti, aga nagu arvatakse, et ma saan siis lai lihast nagu paksemaks treenida. See ei ole case, et just ongi, et kui sa vertikaaltõmbeid teed erinevat moodi, kas siis nii-öelda kere ligidalt õlavartega tõmmates plokil istudes või sa teed nii-öelda seal horisontaaltasapinnalisi tõmbeid rohkem, kus sa tõmbad nii-öelda käsi kõrvale, eks ole, siis tegelikult see teeb teisi lihaseid ja teebki seda õlavöödet, on ju, taga õlga, trapetsit, trombi, et kõiki neid asju. Ja just need lihased ongi need, mis kasvavad siis nii-öelda seljast nii-öelda välja poole, et nad ei teeks kõrvale laiemaks, et see ongi see paksus nii-öelda selles suhtes. Et mõlemad selles suhtes nagu tulebki teha. Aga see üks küsimus, mis mul kohe siin tekkis, on see, et mis sa arvad sellest, et kas näiteks lailihase arenguks, kui me räägime ainult lailihasest, kas siis üldse on vaja teha horisontaaltõmbeid, et paljud üritavad teha mingi hantliga lat row'd ja üritavad lasta seal mingi ees tõmmates mingi venitusse ja mida kõike veel, et kas kui ma üritan horisontaaltõmmet teha puhtalt lailihasele, kas ta on parem või tal on mingi kasutegur võrreldes mis tahes vertikaaltõmbega alla? Mina oma observatsioonidest väidan, et horisontaaltõmme on üldse väga tähtis. Aga lätsi vaatevinklist? Lätsi vaatevinklist samamoodi ma ütlen, et kui sa ei tee seda, siis sa jätad mingi asja tegemata. Rääkimata sellest, et
et ma olen näinud ka väga palju kasulikke efekte sellest, kui inimesed on hakanud rohkem rõusid tegema, eriti inimesed, kes on mega palju rinnalt surunud, kellel on nagu kogu see rinna ja õlasüsteem surumistega nii kokku ja kinni treenitud, et neil on vaja niisugust rõuteraapiat, et see sealt nagu lahti saada. Üks niisugune pull asi, mis mina nagu teinud olen, on see, et vaata muidu on nagu, kui mõtleme lihtsa horisontaali ploki tõmbe, siis on nagu seal 2 koolkonda on ju. Ühed ütlevad, et ole fixed ja tõmba ainult õlavartega ja teine ütleb siis, et kehaga kaasa on ju. Okei, et see selleks, aga mis mina nagu olen teinud, et kuskilt mul hakkas kõrva selline asi, et tee nagu ette kallutatult nagu lätsi jaoks. Okei, proovisin ja ma ütlen, et ma võtsin selle endale niiviisi natukene kavasse sisse, et ma isiklikult küll tunnen, et kui sa teed seda horisontaalset tõmmet ja kui muidu teed siis nii või isegi tehakse nii, on ju, see on siis see sirgelt tõmme, oletame, et see on mu selg ja siis mida rohkem sa tahapoole lased ennast, seda rohkem sa teed igasuguste trapetsite ja nendega. Oled nõus? Kui sa lased hästi taha, sa teed trapetsitega. Aga kui sa nüüd siit lased ennast ette, siis tegelikult sa neid trapetseid ja neid lülitad aina rohkem välja ja aina rohkem peab tegema puhtalt läts seda. Aga see on ka sellepärast, et sa tuunid seda harjutust rohkem vertikaaltõmbel iseloomulikuks. Ja teine asi on see, et kui sa vaatad seda harjutust, seda variatsiooni, mis ma tegin, vaata, panin Instasse ühe käega tõmme, eks ole, ta ei olnud perfect vertikaal, aga ta tuli ka eest diagonaalis. Ehk siis tegelikult ma olen näinud, et aina rohkem populaarsust kogubki selline, selle kohta öeldakse iliac lat row põhimõtteliselt. Et sa justkui see tõmbesuund, mida sa teed, et kui sa sinna alla jõuad, siis see koormus ei olegi vertikaalne, vaid et kui sa tõmbadki, siis nagu tegelikult, kui sa teed mingisugust horisontaaltõmmet, mingit road, eks ole, siis lõppasendis, kui sa tõmmata vastu kõhtu, siis tegelikult lätsil peaks ju päris hea koormus seal lõpus olema tegelikult. Lõppasendis. Ja tegelikult see ongi see, et kui sa nagu segad nad kokku, et sa nagu diagonaali seest tõmbad, aga sa jõuad alla ja sa jõuad nagu suhteliselt sarnase asendini, mida sa road tehes saaksid. Ehk siis tegelikult see kõlab väga ebakorrektselt, aga kuskil alaläts justkui saaks sellist väga head koormust, et sa nagu selline kesktee nende vahel on põhimõtteliselt. Et jah, ja samas tegelikult ongi küsimus selles, et kui hea ROM see annab selles mõttes see harjutus võrreldes mingisuguse näiteks ploki allatõmbega otse ülevalt alt, et kas läts saab väga palju vähem ROM-i amplituudi sellega sinu hinnangul? Ei tohiks väga tegelikult saada. Ei, seda mitte, aga mina ütlen, et see liigutus peaks olema nagu mitmekesine. Et jällegi kiputakse mõne asjaga minema nagu liiga tiibiks, minu meelest nagu täiesti rööbastelt ära, keskendutakse mingile X asjale, kuigi saab nagu lihtsamalt teha. Näiteks see sama ülevalt tõmme on ju. Mina näiteks teen seda nii, et ma teen ühe nagu kordamööda seeriad, üks on sirgelt ja teine on natuke taha. Et ühe ma tõmban otse siia lõua alla ja teise ma kallutan 15 kraadi taha ja tõmban vastu rinda. Okei, mis selle eelis on? Sama lihas, aga sa teed natukene erineva nurga all. Selle eelis minu jaoks on see, et ma saan teha rohkem seeriaid. Et kui ma muidu teen 3 seeriat täpselt ühte liigutust, siis see lihas on mul läbi või 4 seeriat. Aga kui ma teen kordamööda, ma olen lihtsalt taibanud, et minu jaoks toimib see paremini. Et kui ma teen neid kordamööda, siis see lihase osa, mis tegi ühte seeriat, natuke taastub rohkem ära kui teine. Ja tänu sellele väiksele variatsioonile saan ma teha rohkem natukene töömahtu
seeriaid, korduseid ja tänu sellele minu nagu progress on parem võrreldes sellega, kui ma teeks ainult ühte või ainult teist või kõigepealt teeks ühe harjutuse ja siis teise harjutuse. Et noh, see on lihtsalt jällegi mingi asi, mis mina olen enda jaoks aru saanud, et töötab. Okei, aga ma nüüd viin seda mõtet siis kohe siit edasi, et osad räägivad ka, et sa ei tohiks nagu archida näiteks lailihasele tõmbeid tehes ja nagu taha kallutada, siis nagu lailihaselt nii-öelda, noh, see tõmme ei ole lailihase kiudu pidi. Ehk kui sa tahapoole kallutad, siis sa muudad ta rohkem rõuks, eks ole, või siis saad mingisugust alaträpsi ka seal juurde. Alaträps töötab sul niikuinii, kui sa isegi sirged käed on üleval, sa ripud, tõstad ennast siit üles, juba see on alaträps. No siis juba keskträpsi tuleb juurde. Kuidas? Keskträpsi tuleb juba siis juurde, kui sa tahapoole kallutad. Just. Sellega ma olen nõus, aga see ei häiri mind. Aga kas sellisel juhul võiks üldsegi niimoodi teha, et sa hakkad siis supersettima vertikaali ja horisontaaltõmmet või? Miks mitte? Okei, no ühesõnaga, see on nagu sinu, see, kuidas sulle nagu meeldib teha selles suhtes. Aga nii, edasi küsimus või kas me oleme... Aga ma räägin edasi veel. Just, räägi, me oleme kõrvalteel, nüüd tuleme peateele tagasi, eks ole. Ei tule. Okay. Me siin juba kõrvalteel oleme. Lähme metsateele juba üle. Lähme metsateele, et näiteks jällegi, kui me räägime nendest õuntest korvis, on ju. Et mina ütlen absoluutselt, et ega see keha ehitamine ei ole ju mingi siuke lühiajaline projekt, et ma nüüd teen seda mõni üksik tõesti on, et ma nüüd teen pool aastat jõudu ja siis läheb lavale. Et üldiselt on ikkagi nii pikas perspektiivis, et mida rohkem sa erinevaid asju teinud oled, seda parem, seda mitmekesisem sa oled nõus? Jah. Erinevaid harjutusi, erinevaid kavasid. Kui me teeme neid õigesti periodiseerituna. Jah. No lihtsalt minu point on see, et juba kui su nagu harjutuse valik on mitmekesine, juba siis on vigastuste oht väiksem. Oht mingile konkreetsele ülekoormusele on väiksem, sellepärast öeldakse isegi näiteks nagu väike nagu laste kohta kuni teatud vanuseni, et ärge harrastage ainult ühte spordiala. Tehke jalkat ja judot ja tennist ja ujumist, et ongi see, et tegelikult kehale meeldib teha erinevaid asju. Ja üks suur viga, mis jõusaalis väga tihti tehakse, on see, et tehakse ainult ühtesid ja samu harjutusi. Kuni lõpuks on niiviisi, et ma võin inimese keha järgi ära öelda, mis harjutusi ta nagu teinud on. Et keha tegelikult tahab erinevaid harjutusi, erinevaid liigutusi, siis ta on õnnelikum, siis tal on vähem vigastusi. Ja kus ma sellega jõuda tahan, on näiteks see, et kuidas mina ise kunagi nagu lõuatõmbeid treenisin või siiamaani vahepeal nagu pulli pärast teen, et neid haardeid ja neid lõuatõmbe variatsioone on ju palju. Et ikkagi, kui sa ei taha lihtsalt olla laia seljaga, vaid sa tahad olla ka, ütleme, lõuatõmbes hea või niisugune nii-öelda functional. Ma näiteks tegin jalkapoistega, tegin siukse motivatsiooni eesmärgil, tegin neile nagu lõuatõmbevõistluse. Ütlesin, et nüüd 4 kuu pärast on lõuatõmbevõistlus. Tegime regulaarselt erinevaid harjutusi ja seal ma ütlesin, et loeb ainult kordus, ise võid valida, mis harjutus sa teed, mis variatsiooni. Sest et jällegi ma väidan, et nagu seal erinevate variatsioonide tegemine on nagu liikumisaparaadile, õlgadele, kõigele sellele kasulik. Ja mis ma nende erinevate variatsioonide all mõtlen, ongi näiteks see, et näiteks mis väga kihvt on nii-öelda cliffhanger, kus on siis see, et sa ripud nii ja tõmbad ühe repi siiapoole ja teise siiapoole. Cliffhangerid on ju, siis loomulikult need erinevad haarde laiused,
et kui ehitada nagu niisugust baasi endale, siis mina ütlen, et pigem teha rohkem erinevaid harjutusi nagu väga paljude asjade kohta, et su keha areneb siis nagu mitmekesisemaks. Seda küll. Ma üritan mõista neid inimesi alati, ma üritan selle vastaspoolt alati mõista ja siis mulle meeldib nagu seda saatan advokaati alati mängida, et noh, lihtsalt, et see vestlus oleks nagu, kus ma ütlen siis kontrastsem või sellisem värvikam, aga ma üritan mõista, et miks niimoodi tehtaks ja ma võib-olla suudan ennast ka minevikust tuvastada selles suhtes ja võib-olla isegi see taak käib minuga tänaseni kaasas, on siis see, et inimesed, miks nad teevad ühekülgselt harjutusi, on see, et nad üritavad nagu leida kas siis enda hinnangul või kellegi soovitusel või loevad kuskilt science artiklist, et milline EMG uuring kõige rohkem lihaskiudu kaasas. Nad üritavad leida enda jaoks sellist kõige paremat harjutust instrumenti, millega siis kas siis jõudu või lihasmassi näiteks juurde saada. No ja näiteks ongi. See ei ole iseenesest halb. Just, et noh, siis ongi, et noh, kükk on nagu täiega harjutus, et noh, tee kükki, kui sa tahad nagu väga kõvasti näiteks jalgu arendada ja siis hakataksegi ainult kükki raiuma. Ja miks ma peaksin siis mõnda teist nii-öelda halvemat harjutust tegema, kui kükk on kõige parem, siis ma teengi seda kükki näiteks üle. Samas, see on üks probleem. Teine äärmus saab olla siis see, et kui ma, noh, see sõltub muidugi eesmärgist, aga kui minu eesmärk nagu on võimalikult palju siis nagu lihast või jõudu juurde saada, siis mul peab võrdlusmoment eelmise trenniga ka olema. Et siin tulebki see esile, et näiteks kui sul on mingi mesotsükkel, siis nagu see harjutus võiks selle mesotsükli raames näiteks olla sama, et sa saad väga hästi progressi järgida. Samas, kui meso saab läbi, siis muuda seda liikumismustrit. No seda primaarset liikumismustrit, eks ole, et võib-olla ongi, et üks meso sa teedki näiteks kükki, teine meso võib-olla näiteks tee hakki või siis S-kükki, mis iganes. Just, et mis iganes, Searcherid ja mis seal kõik on. Jah, noh, Searcheriga, jah, et ma ei tea, mis sa Searcherist arvad üldse? Või ma ei ole väga ammu teinud. No sina ütled muidugi, et kui tahad terve olla, siis teed erinevaid asju ja kõik on nagu äge, on ja osad ütlevad, et Searcherit nad ei soovita sellepärast, et tarbetult palju koormust jääb kätele ja kui sa tahad palju jalga stimuleerida, siis see käe kandmisvajadus võib nii-öelda siis kompromiteerida pikas perspektiivis näiteks arengut alakehas. Mitte kandmisvajadus, vaid kandmisvõimekus. No okei, kuidas sa tahad sõnastada vajadus ka, et kui sa tahad seda teha, siis sul on vaja seda kanda nii-öelda selles suhtes. Selle nimi on võimekus. Kui palju su käsi suudab kanda, kui su käsi on nii nõrk, et ta ei jaksa seda hoida, siis ma ütlen, et sul jääb puudu käe võimekusest, mitte käe vajadusest. Ei, harjutus eeldab seda, et sul on vaja seda kätel kanda ja võimekus on teine asi, et võimekus on siis see, et palju sa suudad kanda, aga siin nüüd tuleb uus küsimus sulle. Kas sinu hinnangul siis näiteks kui sa ei jaksa teha Searcherit kangi kätel kanda, et kui su käed annavad enne su jalgu järgi, siis sa tahad öelda, et su käed on liiga nõrgad. Et kas see ei või olla nii, et by default juba su käed ei ole võimelised seda harjutust nii hästi sooritama võrreldes jalgadega? Loomulikult, kui sa teed seal megasuuri raskuseid, siis su käed ei pruugi seda kanda, aga siis võib seda teha nii, et see ei olegi sul esimene harjutus, vaid ta on mis iganes nendele, kes teevad alguses raskemad harjutused ära, et ta on sul mingi mis iganes 4. harjutus. Et kui sul on muud harjutused ja enne sul on seal kükk-kang tuuri all ja sa võtad selle jala mis iganes jalapressidega, sirutustega läbi ja siis, kui sa juba teed seal seda, mis iganes kiloga keegi teeb, seda Searcherit võib olla mingi, ma ei tea, 50, 60, 80, et siis käsi seda nagu jaksab kanda, aga seda esimese kükiseeria võib-olla mingit 150 ei jaksa kanda, see on loogiline. Okei, Searcheri kohta üks küsimus sulle veel, siis me peame lätside juurde tagasi minema tegelikult, et me peame peateele tagasi, me oleme juba nii sügaval metsateel, et varsti näeme juba Punamütsikese vanaema maja ka, et anyway, et Searcheri puhul on peamine erinevus tema puhul on see, et raskuskese on hoopis teises kohas. Iseloomusta Searcherit võrreldes tavalise kangturjal kükiga, et kuidas see koormus seal eelkõige kandub näiteks ja millised oleksid need praktilised rakendatused selle harjutuse puhul?
kes seda näiteks võiks eelkõige teha? No mina ütleks, et kui me räägime sellistest asjadest nagu, mis need olid, push, pull, carry ja nii edasi, siis põhimõtteliselt on ju see Archer squat ja carry põhimõtteliselt. Ta ei ole sul käes, aga sa kannad seda. Ehk siis õlavööde, rombid, trapsid, särgid, värgid, rääkimata biitsepsist saavad seal väga hea koormuse, isomeetrilise. Aga muidu nagu ma ütleks, et see raskuskese reeglina võrreldes nagu, oleneb jällegi, millist kükki keegi teeb, kas ta teeb taskunuga või mitte, aga oletame, et ta teeb siukest nagu sirgemat kükki, siis pigem see Archer tõmbab keha natukene ettepoole. Ja ma ütleks, et tänu sellele on ta hästi natukene eesküki moodi, võib-olla võtab seda reie esiosa natuke rohkem, aga kindlasti, mis ta siis rohkem võtab, on see biitseps ja trapetsi keskosad rombid, mis siis neid vabaluusid sealt tagant nagu enam-vähem koos hoiavad, et need õlad sul niiviisi ette ei vajuks eeldusel, et sa suudad neid niiviisi koos hoida. Aga kehatüvi? Kehatüvi, ma ütleks, et see raskuskese on eespool kui tavalises kükis ette kallutatud, mis tõttu siis kang panebki suurema koormuse sinna abaluude vahele, et neid siin taga hoida. Et võrreldes sellega, kui ta oleks sul, kui sa teeks siukest lihtsalt hantlit käes kükki, siis need hantlid tõmbaks sind pigem otse alla. Aga kui sa võtad kangi kätte, sa pead seda siin natukene, sa ei saa seda läbi kõhu endal tõmmata, sa teed seda natuke niiviisi ja tänu sellele oled veits rohkem ette kallutatud. See kangi jõud läheb siis maapinnaga risti, läheb läbi sealt trapetsi keskosa ja nii, mis siis peavad seda sealt niiviisi tagasi hoidma. Noh, jah. Teine küsimus on, kui paljud üldse teevad seda Archerit, et bodybuilding lifestyle inimesed tõenäoliselt ei tee, et pigem see ongi selline strength and conditioning rakendatus sellel harjutusel kõige rohkem. Ma eeldaksin, nõustud sa minuga? Jaa, absoluutselt. Et ma olen ka seda ise väga vähe teinud, aga nagu harjutuste puhul ikka ma soovitan varieerida, näiteks ongi, kui ma ütlen ikkagi närvisüsteem on mingist harjutusest täiesti tüdinud, siis mõnikord sellele harjutusele sarnase harjutuse tegemine annab selliseid väga häid stimuleerivaid efekte, mis tõttu siis mõnikord see algne harjutus, mis nii-öelda kinni jooksis ka jällegi liikuma läheb. Kindlasti on psühholoogiline komponent ka siin. Absoluutselt, et sa võid hakata seda harjutust juba vihkama, millest sa tahad areneda, aga sa teed seda ikkagi edasi, sest et sa tahad seal arendada, sest väidetavalt on ta kõige parem. Mul on kükiga sellist love-hate relationship elu jooksul väga palju olnud, et nagu ma nagu pean seda tegema, kui ma tahan tulemust, aga fuck, ma üldse ei viitsi, et nagu vastikustunne tekib peale. Aga siis ongi, kui sa suudad sellest nagu üle saada mingi periood, siis mingit teist harjutust teha, siis nii-öelda ühel hetkel, võib-olla jah, see küki võimekus sul näiteks langeb, aga õudne asi saad tagasi seal ühel hetkel. Anyway. Kui sa sellest masendusse ei lange ja siis sellest lähed üldse katapoolsesse ära ja siis on game over. Nojah, see sõltub, kui... Once you go catabolic, it's game over, man. Jah, kui impulsiivne, kui neurootiline inimene sa oled, et lähed harjutustega tülli seal oma vahel. Aga teeme seda 80. Jõuame metsast välja, jõuame kõrvalteelt välja, tagasi peateele, lai lihase peatee. Et korraks veel nende lai lihaste tõmmete osas veel ühe müüdi võiks tegelikult purustada, et nii, althaardega plokitõmme, õlgade laiuse haardega versus 1,5 õlalaiust plokitõmme ette rinnale või isegi kukla taha, siis althaardega on lai lihase amplituud oluliselt suurem. Ehk siis sa võrdled seda? Just. Ja... Tavalist lat pull downi. Okei. Ja siis kukla taha?
no ette, teeme ette näiteks, aga haare on laiem. Nii. Amplituudi vahe on. Noh, mina ütleks jällegi selles suhtes, mulle meeldib seda vaadata liigutuste seisukohast. Okei, aga vaatame korraks nagu amplituudi vaatevinklist. Ma ei ole sinuga nõus, mina väidan, et ühed kiud töötavad rohkem niipidi ja teised kiud töötavad rohkem niipidi. Okei, hea point. Kuhu ma tahtsin jõuda, on see, et need inimesed, kes teevad ploki alla tõmmet mega laia haardega, nagu mega laia haardega, et võtad täiesti sealt otstest kinni ja su see abduktsiooni ja adduktsiooni vaheline siis või noh, see amplituud, mis sinna liikumissuunda jääb, on väga väike. Ehk siis nii-öelda tihtipeale arvatakse, et et kui ma teen, mida laiemalt ma võtan, seda laiema selja ma saan, seda rohkem ma lätsi kaasan. Tegelikult võiks öelda, et kui sa teed mingi mega laia haardega, siis sa just kompromiteerid jälle oma selja laiuse arengut. Mingi megalaia haardega võib tõesti olla nii, et kui sa teed nii, on ju, siis mis sa seal nagu teha saad lõpuks, on ju, lõpuks sa teedki ainult seda adduktsiooni seal. Aga mulle meeldib vaadata seda selle puhul, et okei, kui sa teed veidi kitsama haardega, on siis nagu alla tõmme eest pealt haardega või alt haardega, et nagu ta tuleb sul eest, eks ole, kui sa tõmbad eest alla, siis kohati su õlaliigeses käib ikkagi lausa ligemale 180 kraadi ära. Nii, kui sa tõmbad laialt kõrvalt, siis heal juhul see adduktsiooni ja abduktsiooni vaheline nurk, mis seal toimub, on võib-olla kohati isegi ainult 90 kraadi. Okei, selles mõttes. Just, et see tegelikult ju ta ikkagi võib mõjutada lai lihase arengut selles suhtes. Absoluutselt, aga kui ma ütlengi, et nad on minu silmis nagu tõmbed, mitte minu silmis, vaid nad on justkui tõmbed erinevates tasapindades, mis mina ütlen, et nagu mõlemad on tähtsad ja kui su eesmärk on lihast kasvatada, siis ma ütlen, et tähtis on teha rohkem neid tasapindasid. Rääkimata sellest, et kui palju sa tead inimesi, kes teevad mingisuguse poole rommiga või Mr. Olympiad, vaata, kes teevad poole rommiga ja on ikka huge. Et see on juba omaette küsimus. No seal on see liikumine juba piiratud ja kui sa juba suureks ehitatud lihast lisama võib-olla pumpad täis, siis treeningstiimul on heal juhul maintenance võib-olla, sest romm on võib-olla vähenenud või aga areng annab muu asi. Edasi, vot. Aga ma väidan, et on inimesi, kellele mõjub rohkem raskust, väiksem amplituud. On inimesi, kellele mõjub rohkem ekstsentriline. On inimesi, kellele mõjub rohkem plahvatuslik trenn. Et minul konkreetselt on, nagu ma eelmine kord rääkisin ka, et seda võiks nagu rohkem eksperimenteerida, mitte inimestele nagu ette sööta, nõuda. Et sa nüüd pead nii kasvama, sest et science ütleb. Et minul konkreetselt on ja minu trennikaaslasel ka on ikkagi niiviisi, et meil on isegi jopanud, et meil on lihastüüp nii sarnane, mitte nagu küll kujult, aga funktsioonilt, et toimivad paremini rohkem siuksed natuke lühemad seeriad kui klassik ja nagu natuke suurema raskusega. Et kui mina olen teinud neid väga pikkasi seeriaid, siis see on konkreetselt lihase ära söönud. Et jällegi ma ütlen, et ei tasu nagu inimestele peale ka ajada mingisuguseid EMG uuringuid, sest et üks asi on EMG lihasaktiivsus ja teine asi on see, et on ära näidatud, et ega see EMG lihasaktiivsus lõppude lõpuks ei pruugi sul lõppeda hüpertroofiaga. See lihast töötab rohkem, aga see ei tähenda, et ta nagu rohkem kasvama hakkab. Aga oskad sa mingi... Võib, aga ei pruugi. Aga on sul mingisugune teooria või oskad sa nagu kas või mingi hüpotiseerida, et miks see nii on siis? Eriti kui sa räägid plahvatuslikust ja et mõni saab väga hea tulemuse ekstsentrilisega versus nii-öelda siis pikk kordus, lühike kordus, et lihastüübid, lihaskiudude tüübid. Lihaskiu omavaheline suhe siis või?
just lihaskiudude ja erinevate tüüpide omavaheline suhe, kellel on seal rohkem vastupidavus lihaskiudu, kellel on seal rohkem seda kiire töö lihaskiudu. Et see on nagu täiesti teada, et mida rohkem sul on kiireid lihaskiude, seda põkim sa oled, seda parem sa oled kiiruses, plahvatuses, seda kehvem sa oled vastupidavuses. Seda enam, et isegi lõppude lõpuks on niiviisi, et kui sa piisavalt kaua seda teinud oled, siis ikkagi toimuvad ka muutused lihaskiudude kompositsioonis. Ehk siis sa suudad endale siis justkui, kui sa teed eluaeg jõutrenni, siis sa suudad endale kiiret kiudu juurde nagu tekitada või? Mis siis juhtub, et aeglane kiud siis muutub kiireks kiuks või mingi hüperplaasiade näol tekib juurde siis kiire kiud või? Jah, väga pika aja jooksul põhimõtteliselt on, selles suhtes enne öeldi, et ei ole olemas nagu hüperplaasiat, et ei teki juurde lihaskiude, aga tegelikult tüvirakud võivad teha uusi lihaskiude juurde ja seda on nagu biopsiaga näidatud ka, et need, kes teevad sprinti, on pikalt teinud, siis alguses on seal 80% kiiret kiudu ja 10 aasta pärast on seal 90% kiiret kiudu. See on huvitav, aga mind näiteks huvitab ka see, et siis sa peadki selle peale lootma jääma. Ehk siis tegelikult, kui palju üldse me saame aeglast kiudu hüpertroofia eesmärgil üldse stimuleerida. Selles mõttes, et aeglaste kiudude kasvupotentsiaal on äärmiselt väike. Aeglaste kiudude stimuleerimiseks on treeningmaht. Ma ei räägi isegi seeria pikkusest, aga treeningmaht peab olema oluliselt kõrgem. Ehk siis ma üritan aru saada sellest, et kui sul on siis justkui nii-öelda lihaskiu settingud põkiks pandud nii-öelda, et sul on põki lihaskiu settingud. Kas sa siis, aga tee mulle siis selgeks see asi, et kui näiteks sa treenid siis mingi 6 kordusvahemikuga umbes või? No mu lemmiknumber on 7. Okei, 7. 7-8 on mu lemmik, jah. Okei, aga kui sa hakkaksid nüüd tegema näiteks 12, siis kas 12 kordusvahemik või 12 korduste hulk on siis juba niivõrd off sellest, et sa kiiret kiudu stimuleeriksid või siis, et ma nagu üritan aru saada, et kas tõesti 12 näiteks on niivõrd palju halvem kui 7 või 8, sest isiklikult mina tahaks arvata, et seal ei ole nagu väga palju vahet, sest et see, kas sa saavutad faili 8-ga või sa saavutad faili 12-ga, ma ei näe seal vahet. Ma saan aru, kui sa faili saavutaksid seal, kui sa treeniksid 30-ga, 40-ga, eks ole, et seal juba läheb kiire kiu peale üle, aga 8 versus 12, et kas nad on nagu nii off siis või? Mis mehhanismiga sul need lihased ära kauksid siis? Ei no ma väidan ikkagi see sama jutt, et kõige rohkem on neid kiudusid, mis kõige rohkem reageerivad sellele teatud stimulatsioonile. Kui ma olen teinud neid 12-seid ja kõrgemaid seeriaid, siis minu lihas on ennast selle peale ära söönud. Kui ma siin tegin ühe staartreeneri all hüper-super gigaseeriaid, siis ma konkreetselt läksin põkist siukseks nagu sitkeks ritsikaks. Ma väidaksin seda, et kui sa teed mingi gigaseeriaid, siis gigaseeriatega paratamatult intensiivsus langeb selles mõttes, et sa ei saavuta faili või faili lähedast thresholdi, mida sa peaksid saavutama, et nagu siis üle koormata. Ma olin seal nii failis, et sa ei kujuta ette. Jaa, aga ma arvan, et see oli nagu teistsugune fail või selles mõttes nagu, et ma ütleksin seda, et kui sa vaata, ma ei tea, kas ma hakkan seda efektiivsete korduste teooriat siia sisse praegu tooma, aga kui sa saavutad faili, samaväärse faili 12-ga, nagu sa saavutaksid 8-ga, siis
siis kas seal on niivõrd suurt vahet? Ma ütleksin seda, et mida pikemaks su seeria muutub, seda väiksem on tõenäosus, et sa saavutad seal vajaliku faili, sest kujuta ette, kui sa teed 20-seid kükke, mida ma olen päris palju noorena praktiseerinud, siis ennem hakkavad sul teised asjad järgi andma. Sulle pingamine raskeks, tabikad väsivad ära ja see prime moverit sa nagu ei suudagi nagu reaalse failini viia. Ehk siis sa sa lõpetad oma seeria ära teiste tegurite põhjal kui selle sihtlihase suutlikkuse pärast ja sa tõlgendad seda nagu sellise failina, nagu mingi fantoom fail või midagi sellist. Natuke hangus ära, ma kuulsin, et väitsid, et ei jõua failini viia ja siis olid tükk aega vait. Minul oli kõik hästi, sina hangusid, ma ei tea, kummal meist halvem nett on, aga ma tahtsin öelda seda, et lühidalt, et mida pikem seeria, näiteks 20-sed kükiseeriad, midagi sellist, seda suurem on... et muu süsteem väsib ära. Just, ja sa lõpetad seeria ära muude tegurite piirangute tõttu, mitte selle tõttu. Et siis, kui sa mõtled ise ka, kui sa teed pikemad seeriad, siis sul on seda raskem taluda. Ja ma arvan seda, et kui sa teed 6 seeriat näiteks, siis oluliselt lihtsam on jõuda selle vajaliku failini kui mingi pikema seeriaga näiteks. Ja kui sa tegid oma gigaseeriaid seal, siis nagu, ma ei tea, kui surnud sul lihas oli, see intensiivsus oli ikkagi niivõrd madal, et nagu ma ütlen sulle ausalt, ma ei usu, et sa andsid oma lihasele samasugust faili pauku selle gigaseeriaga versus 6 seeriaga, sest fakt, et sa suutsid neid gigaseeriaid nii palju läbi teha, juba näitab seda, et see fail ei olnud nii ruttu tulemas. Ma ei ole sellega selles suhtes nõus, et need on nii erinevad asjad, et üks ongi nagu lühike seeria ja mille puhul minul lihtsalt lihas ütleb, ma ei jaksa, aga need pikad seeriad olid sellised plätsiseeriad, kus oli täiesti, mis pani nagu seeria lõpetama, oli lihtsalt puhtalt see laktaat ja see valu, et selles suhtes nad olid nagu, ma väidan, et nad olid efektiivsed, lihtsalt oma kogemuse järgi. Ma ütlen täpselt samamoodi, nagu sina ütled, et sina arvad, et see ei ole nii. Mina lihtsalt ütlen, et mina arvan, et see on nii, et seal on kindlasti ka psühholoogilised tegurid. Ma olen märganud, et mul on lihtsam taluda, pingutada ka. Ja jällegi ma ütlen, et kas see nüüd on psühholoogiline, et mul on lihtsam taluda seda 7-8 seeriat versus 12-sellist seeriat või on mu lihaskjõud rohkem loodud selle natuke lühema jaoks ja sellepärast mulle meeldib neid rohkem teha, et need on minu jaoks lihtsamad. No meeldivus on oluline, mina meeldivust toetan, aga üks asi veel siia juurde, et hüpertroofiat, kui me räägime hüpertroofiast, et hüpertroofiat peaks ajendama 3 tegurit, üks on mehaaniline pinge, metaboolne stress ja lihaskahjustused ise nagu. Et ma arvan seda, et võib-olla siis indiviidid, kes reageerivad metaboolsele stressile paremini, hüpertroofia edendamiseks on indiviidid, kes reageerivad näiteks mehaanilisele pingele paremini. Võib-olla sina oled see mechanicsman. Absoluutselt, et seda võib nagu mitut moodi lahata, on ju, et kas sa ütled, et kes reageerib, ja kindlasti ongi, ja lõppude lõpuks jällegi, et me võime rääkida nagu erinevatest terminitest, aga võib-olla lõpuks räägime nagu samast asjast, on ju, et jällegi, kas me räägime seeria pikkusest, pikast seeriast või me räägime samal ajal tegelikult nagu sellest nii-öelda aeglasest kiust. Aga fakt on see, et mõnele inimesele sobib pikem seeria paremini ja isegi Indrek Otsusega sai seda kunagi arutatud, et kui sul mingis lihases on hästi palju aega, reklaamipaus. Et see võib ka olla täiesti nagu jäsemete kaupa erinev. Ei, tegelikult, jah, jäsemete kaupa ja tegelikult sa vahepeal kadusid ära, ma ütlesin rahvale, et reklaamipaus. Aga jäsemete kaupa, seda ma kuulsin nagu.
jäsemete kaupa erinev selles suhtes, et jalad on nagu maratooneri lihaskiud ja käed on põllutöömehe lihas, mitte põllutöömehe, vaid jõmmi lihaskiud. Jah, ja nii ongi tegelikult sellepärast, et sääred peaksid olema, loomulikult indiviidi vaheti on nagu erinevused, eks ole, nagu iga asjaga, aga säärtes ongi kõige rohkem aeglase kiu kontsentratsiooni ja kui ma õigesti mäletan, ma nägin mingisugust graafikut kunagi, et kõige rohkem kiireid lihaskiudude kontsentratsioon on triitsas näiteks. Et kui sa oled mingi Imre Vähi geneetika, siis triitsamees, et siis võid selle nagu paika saada. Aga jällegi on see, et seal on nii nagu väga suured individuaalsed erinevused. Et mõnel võib sääres olla väga palju kiireid kiude ja ma ütlen, et need, kellel on väga suured sääred, väga tõenäoliselt neil on ka neid kiireid kiude seal rohkem, kuigi väidetavalt mõnel on ka nii, et sul on nagu neid aeglaseid kiude ja sa annad sinna lihtsalt palju koormust ja siis need aeglased lähevad ise suureks või siis nad pikapeale vahetuvad nagu kiireteks kiududeks, kiiremalt. No jah, siin läheb outlierite peale teema, sellepärast, et jah, sa võid öelda, et Pavon on hea säär, eks ole, Genetics on ju mingi, võtad Pakulski või mingisugused sellised vennad, et jõhkrad sääred on all, jah, neil on palju kiiret kiudu, aga kui sa võtad valim 1000 inimest, võtad nende kiude kontsentratsioonid ära ja siis paned need umbes niimoodi, siis üldistatult sa saad näitena tuua küll, et enamusel on säärtes näiteks aeglane kiud, isegi kui mingid outlierid seal on selles suhtes. Jah, sellega ma olen täiesti nõus. Aga idee ongi see, et sa võiks nagu ideaalis justkui, et kui me räägime väga science'ilt, siis ongi nii, et sa võiks iga lihast treenida selle järgi, mis kiudu ta on. Nii nagu otsus mulle ka kunagi ütles, et aga tee eksperiment. Aga ma seda ei teinud. Aga põhimõte või nagu loogika on seal olemas. Et isegi ma ütlen seda, et ongi, et kindlasti on inimesi, kellele säärele toimib paremini pikem seeria. Minul jällegi säärele samamoodi toimis paremini lühem seeria. Jah, selle üle võib nagu vaielda või argumenteerida, aga ma ütleks selle kohta, et see on nagu... Kas ei ole natuke liiga detailidesse laskumine, et selle all peaks olema ikkagi vundamendiks see, et sa saavutad faili või faili lähedase staadiumi sõltumata sellest, mis kordusvahemikku sa teed? Fail või selle lähedus ei ole tingimata vajalik hüpertroofia jaoks. No lähedus ikka on selles mõttes, et kui sa teed mingi 5 rirri, ma ei tea, kui palju sa hüpertroofiat seal nagu esile kutsud, et sa jätad väga suure asja nagu saamata näiteks. Ei 5 rirri on jälle liiga palju selles suhtes, et... Hüpertroofia lähedune staadium, ma ütlengi, et 3-1 rirr näiteks. Aga seda ma mõtlen. Kui sa teed seal 3-ga, see ei ole nagu siukene täiesti fail. See ongi see, et sa lõpetad seeria ära, sa tunned ennast täiesti normaalselt, et sa ei pea nagu täis faili minema kogu aeg. Ei tohikski minna. Aga lihtsalt see, see pingutusaste nagu mängib ka rolli, et kas ma teen säärele 15-seid või 20-seid nagu see nagu tore on teada, kui sa reageerid natuke rohkem ühele või teisele, aga tähtis on see ikkagi, et sa selle 10 või 15 juures või selle 15 või 20 juures ikkagi oleksid suhteliselt korralikult ennast ära pingutanud, et sa oled niivõrd failile lähedale minek eeldab seda, et sa kaasad piisavas hulgas kiudu töösse. Ehk siis, kui sa fail hakkabki ju seal toimuma, kui su korduse tempo hakkab kukkuma, ja kui su korduse tempo hakkab kukkuma, see on see moment, kus sa piisavalt kiudu oled juba kaasanud ja see, kui sa piisavalt kiudu oled kaasanud, siis see annab juba piisavalt stiimuli, et hüpertroofiat nagu esile kutsuma hakata järgmiseks treeninguks. Mis sa sellest arvad? Jah, sellega ma olen nõus. Yeah! Okay. Selles osas ma sulle vastu ei vaielnudki. Okei, jah, selles mõttes, aga
ei, kuulajatel selles mõttes hea kuulda, aga tahad sa midagi meil pidi biomehaanika puhtalt täna olema, aga läks kuradi füsioloogiaks juba ära ja et kuidas hüpertroofiat saavutada, et tahad sa selle teema kohta veel midagi lisada, enne kui me läheme harjutuste juurde tagasi? Ma ei tea, kas me siin tegelikult ju eelmistel kordadel viskasime õhku selle asja, et üldse arutada nagu seda biomech versus PPS. Et kas sa tahad selle korra siin reklaamipausiks tõstatada? Tõstatame selle, aga teeme siis niimoodi, et käime paar puhtalt biomech asja veel läbi ja siis lõpupoole plokis siis paneme need vastamisi põhimõtteliselt. Et mõningad asjad ma tahaks nagu sinuga nagu kuulajate jaoks nagu läbi rääkida, et räägime kükist korraks ja räägime põlvedest ja põlvede liikumisest üle varvaste. Ma viskan sulle sellise asja praegu õhku. Öeldakse, et vaata, et vanasti öeldi jälle seda, see on see pendli näide, mida ma igal pool toon, et ühest äärmusest lendab teise. Vanasti öeldi seda, et okei, põlved ei tohi liikuda üle varvaste, sest siis teeb põlvedele liiga suure koormuse, sa rikud oma põlved ära. Okei. Me saame aru sellest loomulikult, et ükskõik, mida sa liiga palju, liiga suure koormusega teed, siis on nagu see wear and tear ja ühel hetkel tuleb vigastus, annad otsad. Nii. Avastati seda siis nii-öelda, et inimesed said aru, et okei, et ma ei pea paaniliselt põlvi hoidma varvastest tagapool, et kui ma ette lasen, siis ka midagi halba ei juhtu. Et pigem nagu ma mõtlen seda, et nüüd nagu liiga hulluks ei minda, et hakkame nüüd full sissit nagu tegema päevast päeva, et põlvedega mitte midagi ei juhtu. Tegelikult, ja korrigeeri mind, kui ma eksin, siis kui põlv läheb üle varba, siis põlvele avaldub suurem koormus. Kui sa teed mingit lunge'i, jätad põlve näiteks kanna kohale, ehk siis nii-öelda sääreluu on põranda suhtes vertikaalne, siis seal tekib vähem share'i ja seal tekib vähem koormust, aga romm on ka väiksem. Ehk siis tegelikult, kui sa teed näiteks põlved kanna kohal väga jõhkralt kükke versus sa teed põlved üle varvaste väga jõhkralt kükke, siis suurem koormus üle varvaste rakendub ja seal sa võid ennem tegelikult otsad anda. Ehk siis me peaks nagu mõistma seda, et kui põlv läheb üle varba, siis koormus põlveliigesele erinevate nihkejõudude tõttu on ka siis oluliselt suurem, aga ta on suurem ja see ei tähenda, et ta sind katki teeb põlvest, aga see ei tähenda seda, et ta nüüd on nüüd nii mega palju näiteks süütum näiteks sellest teisest variandist ka. Ma nüüd peast ei oska öelda seda põlveliigese koormuse tohutut muutust. Seal mingisugune muutus tõenäoliselt on, kas see on tohutu või mitte, seda ma ei oska öelda. Aga mis ma ütleme niiviisi peast joonistele mõeldes öelda oskan, et ma ise ütleks, et seal see kõige suurem koormus on eelkõige nagu kõõlusel. Ehk siis okei, jah. Infrapatellaarne, suprapatellaarne kõõlus. Et seal on nagu suurem koormus, kuna seal see jõud nagu läbi jookseb, see reie nelipea jõud siis sinna säärelihastesse. Ja kindlasti, kui nagu järsult niiviisi tegema hakata, siis on võimalik need kõõlused seal üle koormata. Jah, ühesõnaga, et kui põlved liiguvad üle varvaste, siis see ei ole midagi hullu, aga siis patella kõõlusele ikkagi suurem koormus avaldub ja seda peab endale teadvustama. Et mõnel võib-olla ongi näiteks, et kui tal on, ma ei tea, hästi pikad reied näiteks, siis kui tema nagu väga sinna ette läheb, siis kangi jõud, millesse põlvekõõlus ennast nagu nüüd siis sirgeks peab tõmbama või nagu põlv koos kõõlustega siis ennast sirgeks peab tõmbama, see kang on lihtsalt nii palju pikem, mis tähendab, et ta peab rohkem tööd tegema. Ja kui see koormus ületab nagu selle võimekuse,
siis ongi sealt need kiiresti tulemas vigastused. Aga loomulikult on nii, et kui nagu seda vaikselt ja targalt treenida, siis nende kõõluste võimekus tõuseb. Aga lihtsalt, mis seal võibki juhtuda, on see, et see koormus sellele kõõlusele võib olla suurem kui see võimekuse tõus. Nagu on näiteks isegi noortel kergejõustiklastel on väga palju siis seda schlatterit, mis siis on selline sääreluu kööbrukeses otsas olev probleem, kuhu siis patella alune kõõlus kinnitub, kus siis käivad läbi siuksed jõud, et põhimõtteliselt tekivad mikrofraktuurid. Ehk siis see, kus see jõud kandub nüüd sinna sääreluusse üle, siis konkreetselt see kõõlus kisub seda luud. See kõõlus siis jookseb sinna periosti luu ümbri, luusse jookseb niiviisi sisse, nagu seondub seal ära ja siit kogu aeg kisub suurte koormuste korral. Ja kui see koormus on väga suur, siis võivad siia nagu tekkida fraktuurid ja selle fraktuuri tõttu hakkab siis luu ennast nagu hüperkompenseerima ja siis luu läheb selliseks. See on eelkõige siis nagu noortel probleem, et hiljem organism nagu saab nii palju tugevamaks, et seda probleemi tavaliselt ei teki. Mõnel harva tekib, aga see on minu meelest eriti hea näide sellest, mis konkreetselt nagu see jõud läheb luusse ja see probleem tekib sul luu ja kõõluse ülemineku kohas, mitte isegi ainult nagu kõõluses või lihases ja isegi mitte liigeses. Aga see on väga levinud probleem ja selleks ei pea isegi põlved üle varvaste kükki tegema. Aga selle teema kohta kokkuvõtteks võiks siis öelda niimoodi, et jah, et põlved võivad liikuda üle varvaste, aga kõõlusele avaldub siiski suurem koormus ja pigem kõik võiksid teha niivõrd sügavat kükki, et põlved lähevad üle varvaste, aga küsimus on siiski selles, kuidas sa seda koormust doseerid isegi mitte nii-öelda lihastele, vaid sellele samale kõõlusele endale. Et mingi nagu jama ei tekiks. Et lihtsalt ma kardan seda, et nüüd kui hakatakse rääkima, et need, kes justkui ei ole, need, kes justkui ei lase varbaid üle, need, kes justkui ei lase põlvi üle varvast, et need on nagu ajast ja arust, eks ole, aga et me kõik peaksime nüüd jõhkralt hakkama hullu koormusega nagu põlved üle varvaste nagu kükke tegema. Et ma lihtsalt kardan seda. Tead, mis mina ütlen selle peale? No? Mina ütlen nii, et kui sa suudad teha kükki nii või kui sul isegi on loomulik asend nii, et need põlved ei lähe sul üle varvaste, on ka siukseid inimesi. Ma ütlen, et see on täitsa fine ja samamoodi ma ütlen, et sa ei peaks neid ajama üle varvaste. Oleneb, mis see sinu kõige parem asend on. Aga ma ütlen, et kui sinu kõige parem asend on selline, et sul ei lähe need põlved üle varvaste, siis ma ikkagi isegi soovitaks teha mingit siukest asja, kus ta ka läheks. Et mis iganes siis squat 1 jala kükk, et su põlv ikkagi õpiks seda liigutust tegema. Et jällegi jõuame tagasi selle ühe suurima veani, ongi see, et tehakse ainult ühte või nagu väga tihti tehakse ainult ühte sama tüüpi harjutust. Ongi see, et kui sa teed ainult kükki, siis ma näen väga tihti, et tekivad probleemid siis kuskil mujal või tekib probleem sellest, et on tehtud ainult ühte harjutust. Aga kui kükile juurde teha näiteks 1 jala kükki, siis juba see puusasüsteem töötab seal täiesti teistmoodi. Et ma selles suhtes selle kohta näiteid on mul väga palju just siis selliseid, kes on jõudnud lõpuks minuni. Et on ka siuksed vennad, et on siis mingi väga suur, mingi konkreetse lihase jõu puudujääk puusas. Testin selle ära, näitan inimesele, vaata, see lihas
kas sa suudad mulle sellega vastu panna? Ei suuda, absoluutselt 0 jõudu. Ja siis ütlen, et näed, et sul see lihas ei tööta, et minu hinnangul see on nüüd sul selle näiteks puusa või tavaliselt puusa probleemi põhjus. Ja siis see inimene ütles mulle, et kuidas see võimalik on, et ma teen 200 kiloga seeriaid. Ma ütlen, et noh, see on sellepärast võimalik. Sellepärast ongi, et sa oled nagu pressinud ainult kükki, su keha on kuidagi suutnud kompenseerida selle, ikkagi suutnud nii palju, kui ta on suutnud, on kohaneda sellega. Aga lõpuks nagu see mingi lihase puudujääk jäi seal nii suureks, et hakkas valu ja probleeme tekitama. Ja see probleem lahenes sellega, kui ta hakkas selle väga nõrga lihasega tegelema ja paari kuu pärast sai valuvabalt kükkida. Ühesõnaga, küsimus ei ole asendis endas, mis pidi, kui kaugele luumõne või mis pidi, kui kaugele liiges mõne teise liigese suhtes liigub, vaid küsimus on siiski nii-öelda selles mahus ja selles koormuses, mida need liigesed ja kõõlused nagu taluma peavad selles suhtes. Et noh, et päris 3 korda nädalas ära 10 korda 10 kükki tee nii ülevarvaste kui mitte ülevarvaste, et mõlemal juhul lähevad põlved haigeks, kui koormus on nagu piisav. Okei, ma arvan, et me oleme niivõrd kaugel, et võtame siis selle kahe asja nagu versuse nagu ette. Et me oleme siis 2 korda üritanud siin juba seda lahata, aga ei ole sinna jõudnud, et täna siis tõenäoliselt jõuame, et ma arvan, et pool tunnikest võib-olla kulutame sellele, et see läheb nüüd füsiode koolkondadesse uuesti, eks ole, et meil on, mina olen aru saanud siis kõrvalt treenerina vaadates füsiode Santa Barbarat kõrvalt vaadates, et justkui on laialt 2 koolkonda, on siis koolkonnad, kes tähtsustavad biomehaanikat väga palju üle. Ehk siis, et ma joondan siin ütleme argumendi mõttes, et tähtsustavad biomehaanikat. Kui sa ütled üle, sa juba annad hinnangu. Okei, nad on siis School of Biomechanics põhimõtteliselt. Tähtsustavad. On siis need, kes ütlevad, et sa oled igat moodi viltu ja kes siis klõpsivad ja ragistavad sind paika ja teevad sind korda nagu automehaanik põhimõtteliselt, et keerab mutrid uuesti kõvasti kinni ja you're good to go. Aga teine pool on siis see, ja mis mind huvitab ka, on siis see, et ma nõustun sinuga selles osas, et loomulikult, et me oleme igaüks natukene viltu, me ei saa ennast nagu täielikult paika panna ja küsimus ongi, et kas me üldse peaksime ennast paika panna, inimene keha kohaneb ja me võimegi viltu olla, seda me ei pea tegema, aga teine pool on siis see kolmainsus nii-öelda siis, mis on tekkinud, et on just, et on siis nii-öelda see püha kolmainsus, et meil on biomehaanika, meil on sotsioloogia ja psühholoogia. Ehk siis nii-öelda selline uus interdistsiplinaarne mudel põhimõtteliselt, et ma ei tea, kui uus see on. Ehk siis ma praegu annaksingi sulle sõna, et võib-olla sa võid neid mõlemat võrrelda, aga võib-olla räägi siis PPS-ist natuke lähemalt, et kohe lõpetan, et varem oli biomech ainult, eks ole, ja siis PPS tuli juurde, et millal ta tuli juurde, kuidas ta tuli juurde, kuidas ta vastu võeti ja mis teema kõik sellega on. Et ma kuulen sind, ma ise käin korraks reklaamipausil ära. Et no see biomech tegelikult nagu nende asjadega on, et tegelikult PPS-ist tahtsin rääkida. Ühesõnaga, biomech on väga ammu olemas olnud, et kõik need igasugused füüsikajoonised ja need on nagu biomechi põhjal. Aga PPS, mis on siis, kasutan lühendina seda, mis on siis B on bio ja B ja S on siis psühho ja sotsiaalne. Selline mudel, see on kindlasti selles suhtes natuke uuem. Ma ütleks, et tegelikult 15-20 aastat on see juba nagu olemas olnud. Lihtsalt viimase 15 ja 10 ja nüüd siis siiani tänapäeva tulles on selle tähtsus nagu suurenenud, et kindlasti ei ole nagu nii, et ta ei olnud olemas ja siis järsku nagu plahvatas areenile,
vaid et nagu paljude asjadega, et ta oli nagu kuluaarides olemas ja lihtsalt ta populaarsus on tohutult tõusnud praegu. Ja mis seal PPS-is siis nagu tähtis ongi see, et justkui, et inimest peaks vaatama kui tervikut. Sinna käib siis kõik sotsiaalne staatus, kultuuriline, religioosne, mis siis moodustab terviku. Et selles suhtes nagu mulle tundub, et mõnes mõttes just näiteks eestlastele, kui ma julgen seda väita, siis mõned BPS-i asjad tunduvad nagu arusaamatud. Et jällegi, et inimestel huvitavam kuulata oleks, siis sinna BPS-i kuulub ka selline asi nagu religioon ja tegelikult erinevates religioonides, erinevates kultuuriruumides tajutakse ja nagu seeditakse, kannatatakse, mõtestatakse valu erinevalt. Et juba selleni. Et see ei ole lihtsalt see, et kas mul valutab või mitte, aga täiesti kuni selleni, et kelle nimel ma valutan. Just, et protestant ütleb, et mul peabki valutama, Jeesusel ka valutas ja mingi teine ütleb, et mul ei tohi valutada, sest et mis iganes ma olen patust prii. Et täiesti sellised konkreetsed erinevused on, et mõnes kultuuris ei julgeta öelda, et mul valutab. Eestlastel jällegi, alati on nagu erinevusi, aga pigem ma ütlen, et just nagu selline vanem põlvkond, lõpuks tuleb minu juurde nii, et mul laps käskis tulla, et mul on siin 15 aastat on valutanud, jah. No kui palju? No sitaks. Et eestlane nagu eelistab seda, et ta korjab kõik valud kokku ja siis tuleb minu juurde, ütleb nii, üks seanss on aega, mul on kael, õlg, põlg, küünarnukk ja ranne ka. Et siis nagu ta kogub ja väga ei viitsi tegeleda ja siis, kui minu juurde tuleb, siis loodab, et ma olen nagu mingisugune tseh, et ma lihtsalt teen ta maagiliselt korda. Ja siis et just kultuuriti ka nagu üks viimaseid artikleid, mis ma sulle ka saatsin, oli siis see, et kuidas ka rassilisi erinevusi on. Et seal isegi ei jõutud selleni, et milles see põhjus on, et kas see on geneetiline ja valuretseptorid, aga seal siis oli väga selline controversial teema, et tänapäeval ju ei tohi teaduses rääkida sellest, et üldse on erinevad rassid või nagu nüüd öeldakse etnosed. Aga fakt on see, et inimesed on erinevad ja neil on erinevad päritolud ja erinevad nahavärvid ja erinevad omadused ja erinevad vastuvõtlikkused erinevatele probleemidele. Aga siis nendest muudest asjadest veel rääkides, näiteks see psühhoosa, mis ka on eestlasele nagu väga võõras, et eestlane pigem nagu tahab olla see nagu bio või siis biomekk. Bio alla käivad ka muud protsessid, mitte ainult biomekk. Bio on kõik. Bio alla käivad sul igasugused kaasuvad haigused, sellised asjad, kõik need põletikud. Et selles suhtes BPS-i bio ei ole biomekk, vaid BPS-i bio on sükene suur lai sfäär, kus biomekk on ainult üks osa. Et ta on selles suhtes nagu hästi lai asi. Et selles suhtes on ta nagu hea, et kui sul on mingisugune ikkagi põletikuline haigus, siis mõnikord seda ei saagi ravida muud moodi kui bioloogilise raviga, mitte biomehaanilise raviga.
vaid bioloogilise raviga. Et loomulikult selles suhtes, et ka see PPS-süsteem absoluutselt ei keela sul ravida ka mehaanikat. Absoluutselt, see ei ole keelatud. Lihtsalt nagu mis nagu väga hiljuti seal toimunud ongi see, et see pendel on nii nagu vasakule lennanud, et see mehaanika osa tahetakse sealt PPS-ist täitsa ära unustada ja keskenduda ainult siis kõigele muule biole peale mehaanika ja siis psühho ja social. Aga iga inimese valu, iga inimese probleem, kes minu vastuvõtule tuleb, seal on rohkemal või vähemal määral neid teisi tegureid. Et seda ma võin nagu 100% väita, lihtsalt vahe ongi selles, et jällegi ma toonitan, et see biomekk on üks osa PPS-ist. Aga inimesel ma olen näinud väga harv, aga ma olen mõne inimesega jõudnud selleni, et ma olen rääkinud üldse, millal see probleem hakkas, kõik igasugused taustastoorid ja mõne inimesega ma olen jõudnud selle otsuseni, et see probleem on 90% psühholoogiline ja 10% mehaaniline. Et see probleem ei ole kunagi nagu must ja valge, vaid ta on nagu, ütleme, hallivarjundid. Et see 100% moodustub iga inimese jaoks erinevatest nendest suhtarvudest. Aga kui eestlane tuleb su vastuvõtule ja seda psühhot ja sotsiaali nagu ei tähtsusta ja sa teedki talle biomekki ja läbi biomekki tekitad talle nagu sa muudad nagu biomekki psühholoogiliseks tema jaoks nagu. Aga siis see on PPS. Okei, et siis nagu biomekki sa saadki kasutada mõnes mõttes nagu veits nagu platseebona, et psühholoogiat näiteks siis mõjutada? No minule ikkagi meeldib rääkida nagu mängida avatud kaartidega. Ehk siis kellele rohkem, kellele vähem, aga ma ikkagi seletan ära minu hinnangul, mis seal see probleem on ja mis see seisund on. Ja ma põhimõtteliselt alati ütlen, et seal on erinevaid tegureid ja annan nagu väikseid nõuandeid, kuidas nagu tulemust parandada. Ja üldiselt see nagu, eks ollakse skeptilised, aga kui tulemused on head, siis lõppude lõpuks need tulemused räägivad enda eest. Aga kui sa mõtled seda, et nüüd seda näidet, et biomekki kasutada nii-öelda psühholoogilisena absoluutselt saab. Et mul on olnud konkreetselt selliseid näiteid, kus ma olen probleemi ära hinnanud ja öelnud, et kuidas see probleem mulle tundub ja välja näeb ja jällegi ma olen ka korra varem seda maininud, et on siukseid näiteid, kus ma olen selle mehaanika ära hinnanud, põhimõtteliselt muud asjad välistanud ja öelnud, et ma ei näe siin tegelikult suurt probleemi ja inimese see liikuvus ja valu on sellest tohutult muutunud. Point on selles, et see võib muutuda ka halvemaks. Ehk siis, kui sa seda biomekki kasutad ainult nagu biomekina, mis ongi siis selle probleem. Et seal võib olla nii, et inimesel mehaaniliselt see seis on väga kehv, mehaaniliselt siis artrokinemaatiliselt on ju. See seis on väga kehv, aga ta ise ei tea seda ja ta süsteem toimib hästi. Siis kui talle öelda, nagu üks staar kiropraktik tavatses öelda, very bad situation, siis hakkab see psühhoosa tööle ja siis ta tekitab sulle sinna selle bad situation. Et kui see tark onu ütles sulle,
et kuule, see kael on sul siin ikka väga halvasti. Kas ta ei valuta sul või? Ei. No varsti hakkab, siis usu mind. Ma olen näinud juhuseid, kus on nädala pärast valutama hakanud. Ja see ongi see nagu psühhoosa sellest. See on see kirurg, kes on see, et 10 sessiooni või ratastool. Jah, me räägime samast inimesest. Okei, aga kui probleemi ei ole, siis probleem tuleb tekitada, sest siis on ju millega tegeleda. Jep, cash flow. Aga mis nagu selle miinus on, või tänapäeval ongi jälle sinna pendli juurde tagasi tulles, et see on nii vasakule lennanud, et tahetakse seda biomekki täiesti ignoreerida kuni selleni, et mõned nagu BPS-i tüübid ütlevad teistele BPS-i tüüpidele, et pidage nagu rong kinni, et ärge nüüd seda valdkonda täiesti ka maha kriipsutage, et samamoodi, et olge nagu loogilised, et siin on nagu erinevad hulgad neid probleeme, et ärge nüüd öelge, et see üks asi on täiesti non-issue. Et seal on selliseid hääli ka. Et mis seal nagu see oht ongi see, et unustatakse see biomekk täiesti ära, kustutatakse ajalooraamatutest, puletatakse kõik õpikud ja nagu asjadega juba varem on juhtunud, võib-olla 20 aastat hiljem tuleb välja, et kui me nüüd vaatame siin neid tulemusi, siis tundub, et see biomekk oli ikkagi tähtsam, kui me enne arvasime. Aga hetkel... see ei oleks esimene kord meditsiinis, kus midagi kardinaalselt ümber arvatakse ja siis jälle ümber arvatakse ja jälle ümber arvatakse. Aga sellist asja ei saa olla, et ühelt poolt on biomekk, mis on puhtalt füüsiline, saad kraadidega mõõta surveid, nihkejõude, asju, eks ole, et see nagu mõõdetav, et justkui seda hakatakse maha arvama, kas teisel pool äärmuses näiteks, et sa lähed nagu biomekki täiesti diametraalselt teisele poole, on siis näiteks, kas sinna ühel hetkel või hakata tekkima vibratsioonimehed ja energiaväljamehed ja midagi sellist, et lähedki mingi venna juurde ja ta on mingi hästi selline ma ei tea, kas sarmantne või mingi selline müstiline. Päris mõtteline, jah. Just paneb sulle käe peale, ütleb mingi nagu, et mul on, et sa panin su vibratsioonid paika või nagu, et su energiaväli on nüüd puhastatud ja siis vend ütleb, mul toimiski, vaata. Et kas see jääb elu lõpuni pseudoks või äkki sa oskad mingisugustele uuringutele lausa viidata, et kus nagu, ma ei tea, puhastasin su energiavälja ära, sul enam ei valuta, inimesel nagu ei valutanudki. Ei, aga see ei ole biomekk, millest sa räägid. Ei, ma räägin, et see on biomekki nagu absoluutne vastand, mis võib teisele poole tekkima hakata. Jah. Okei. Seda asja on väga palju uuritud ja igasugused need energiad ja värgid, aga ma ütlen, et see on väga tugevalt nüüd see BPS valdkond ja mida see siis mõjutab, ongi su psühholoogia. Ehk siis absoluutselt inimene, kes usub, me jõuamegi siia usu juurde tagasi, kes usub, et tal on mingi energia paigast ära või et Jumal on selle asja talle karistuseks peale pannud, siis seda probleemi on selle võrra keerulisem lahendada. Ja näiteks öeldakse ka seda, et mida rohkemate erinevate mitte ravijuhistest kinni pidavate spetsialistide juurde minna, seda suurem on tõenäosus saada krooniline haigus, krooniline probleem. Ehk siis, kui sul näiteks, ma ei tea, kael valutab, lähed ühe venna juurde ja ütleb, oi, sul on astraalkeha on sinine. Et nüüd sa pead hakkama seda tegema, et terveks saada ja veel 100 korda pead minu juures käima. Lähed teise venna juurde ja ütleb, et oi, et sul on tšakrad on täitsa paigast ära. Et nüüd sa pead hakkama seda tegema. Lähed kolmanda venna juurde ja kolmas ütlebki, et sul on mingi needus peal või mis iganes. Et mida rohkem sihukeste umbluuvendade juures käia, siis seda suurem tõenäosus on see, et see hakkab su, jällegi ma lihtsustan, psühholoogiat nii palju mõjutama, et sa ei saagi sellest probleemist lahti, sest et su alateadvus kogu aeg mõtleb nende probleemide peale
mõtleb, et see tšakra värv, mis mul oli ja juba isegi unustasin ära, mis ma need teised sinna panin, et need mõjutavad absoluutselt. Et kui mul selline inimene on käinud, ma olen üritanud lihtsalt nagu teda mõistma panna, üldse absoluutselt mitte hukka mõista, anda oma aus arvamus ja väga tihti see on aidanud, et nagu mina ka ütlen, et kui inimene ütleb, et ta ise arvab, et talle see kristalliravi ikkagi aitab, aga ta tahaks minult nagu mingit harjutust juurde saada, et tal eelmine kord on see kristallravi aidanud, et ta tahab praegu seal edasi käia, sest et see tunneb, et see teda aitab, siis tegelikult peabki nagu mõtlema, et kui ma nüüd ütlen, et see kristalliravi on bullshit, siis kas ma tegelikult aitan inimest või mitte? Tegelikult ei aita. Potentsiaalselt, see lähebki sinna usumaailma, et kui tema taju, see maailmasüsteem, maailma mõistmine on sellele üles ehitatud ja ma hakkan lihtsalt seda vundamenti lõhkuma, siis lõppude lõpuks ei saa keegi sellest kasu. Et eestlased kindlasti mõtlevad, et kui inimene tuleb, et talle on Jumal karistuseks pannud mingi siukse asja, siis ütled lihtsalt, et Jumalat ei ole olemas ju. See ei lahenda seda probleemi. Et see läheb täiesti nagu filosoofiliseks ja teoloogiliseks juba ära, mis minu meelest on väga põnev, et ma olen selle kohta veits lugenud, uurinud. Meil oli üks, kes meil õpetas biomekki ja kroonilise valuravi PPS-i samal ajal või kaks kursust järjest. Oli USA-st ühest ülikoolist, kus siis oli ka selline kursus nagu usuteadus meditsiinis. Et mul käibki päris palju, ütleme näiteks mingisuguseid ameeriklasi, kes on tavapärasest rohkem usklikumad ja neil ongi see, et nad ütlevad mulle ja me kogu kogudusega palvetasime selle inimese poolt või tema enda poolt ja tal hakkas parem. Loomulikult ta hakkas parem selles suhtes, et ta tunneb kergendust, ta stressitase langeb sellest, et ta teab, et ta kogukond, social toetab teda. Et kui ma nüüd hakkan jälle ütlema, et mis kirik, et Jumalat ei ole olemas, siis ma olen väga kindel, et ta läheb hullemaks. Et selles suhtes see on nagu väga keeruline ja seal peab nagu väga peenelt orienteeruma, aga mis öeldakse, just väga hiljuti on ka läbi käinud, on see, et PPS on nagu raamistik ja ta ei ole nagu otseselt või eriti see PS, et ta ei ole otseselt nagu ravisüsteem, et isegi paljud nagu PPS-i gurud on öelnud, et ärge üritage inimest nagu terveks rääkida. Et ikkagi nagu vaadake ja kuulake ja hinnake ka, et see terveks rääkimine ongi siis see teine poolus, et sa ütledki, et ükskõik, mis sul mehaaniliselt ja bioloogiliselt viga on, see ei loe, et loeb ainult see, et sa kujutad ette, et sul valutab. Kui inimesel on ikkagi bioloogiline probleem, tal on reuma, sa ei räägi teda reumast terveks. Huvitav, kas see võibki olla äkki niimoodi, et siia lõpupoole, kuidas nagu lõpunoot sellele panna, et see nagu ajastu põhine, vaata. Et kui vanasti mingi, ütleme näiteks 20. sajandi alguses ja enne, läks mees kuradi põllule kartulaid tegema, eks ole, päev otsa nädalast nädalasse oli mingi küürus seljaga, ajas vagusi laiali, hakkas selg valutama, siis tal võib-olla olekski olnud vaja manuaali, võib-olla olekski vaja korrigeerivaid harjutusi olnud, võib-olla oleks vaja mingisugust, manuaali all, ma mõtlengi, et massaaži, mida iganes veel, eks ole, et see oleks ta terveks teinud. Siis tänapäeva ühiskonnas, vaata, meil on hästi palju nagu tundeid ja selliseid vaimseid hädasi ja et me ei pea väga palju füüsiliselt enam pingutama. Loomulikult füüsiline inaktiivsus on ka nagu selline eeldus nagu hädade jaoks, aga et võib-olla just, aga nagu
aga see vaimne pool ka, et noh, vanasti inimene elaski stressis ja noh, see oligi normaalne, et saame hakkama, noh, talus stressi paremini. Tänapäeval ma ütleks, et vaata, kui paljud on depressioonis ja kõik muud hädad, ärevused, depressioonid, kõik värgid, et võib-olla siis tänapäeva kontekstis see PPS töötabki paremini, aga minevikus võib-olla olekski piisanud sellest, et kui sellel põllumehel oleks jutumärkides, ma ei tea, lülid paika lükanud, eks ole, ja oleks ta elu selle läbi paremalt. Ehk siis ma tahan öelda seda, et erinevad ajastud võib-olla nõuavad erinevaid mudeleid, kuidas seal probleeme käsitleda. Mina selles suhtes ei ole sellega nõus, et vaata, nagu ma rääkisin, et valu võib olla ka kulturaalne ja religioosne, on ju. Et ka siis, kui inimene oli põllul, ta samamoodi võis muretseda oma nagu pere heaolu pärast, samamoodi ta võis muretseda ja kindlasti muretses selle pärast, kui ta ei teadnud, miks tal selg valutab. Sest et üks väga suur asi, mis siis juhtub, on see, et inimesed hakkavad mõnikord hullemaid asju ette kujutama, aga ma ütlen, et puhtalt see teadmatus on väga võimas asi. Okei, ma üritan sust aru saada, aga samas, kas sa siis nagu ei nõustuks ka sellega, et tänapäeva inimene on tundlikum ja tänapäeva inimene mõtleb rohkem üle, sest tal on aega rohkem üle mõelda. See vanal ajal see mees seal kartulipõllu peal, tal võib-olla nagu, ta võib-olla ei osanud selle peale tulla või tal oli nagu, tema jaoks oli prioriteet see, et kartuliks saaks ruttu maha, muidu ma talvel suren nälga ära. Tänapäeva heaolu ühiskonnas nagu on meil aega rohkem endale probleeme välja ka mõelda ja Google'ist lugeda näiteks. Ja selle tänapäeva osas ma olen nõus. Ma lihtsalt ei ole nõus selle mineviku lihtsustamise osas, sest samamoodi oli sul minevikus olemas kultuur, religioon ja ikkagi kõik see teadmatus ja see, et loomulikult need mullid, millest ma räägin, need võisid ja tõenäoliselt olid nagu erinevate suurustega, on ju. Aga ikkagi teadmatus, stress, sõjad, mis iganes, need on ka osaliselt psühholoogilised probleemid, nad kindlasti on sotsiaalsed probleemid ja nad mõjutavad. Lihtsalt jällegi ongi see, et kuidas nad koos nagu seda inimese tervikut mõjutavad ja kõik see. Samamoodi kogukond. Et kui inimene on vigastatud ja kogukond toetab teda, siis nad invaliidistuvad vähem, aga kui inimene on vigastatud ja kogukond on ta ära põlanud, siis on suurem tõenäosus, et ta invaliidistub. Et see tahad öelda, mitte sina tahad öelda, aga et kas siis see võib olla legit, vaata, kus sa oled seal Ameerikas, vaata need kogudused on, kus seal mingi pastor seal mikrofoni karjub ja rahvas mingi plaksutab kaasa, siis mingi ratastoolis inimene tõusebki püsti ja mingi hakkab seal kõndima. Vaata, et kas seal on siis mingi tõepõhi all või see on nagu haige inimese nagu mõnitamine? Väga hea küsimus, sest et ma just tänagi nägin, meil on Eestis üks või paar kirikut, siis nelipühi kirikud, kus ma ka küsisin, kus käivad siis Ameerika missionärid ja ma nende käest küsisin, et kas te teete seda Ameerikas seda seestumise värki. No see, et nad räägivad keeltes ja imeravi. Ja sa ütlesid, et jällegi seal on ka erinevad nagu kultuurid või subkultuurid samas usus, aga seal oli nii, et neil oli siukene konservatiivne kirik, ütles, et kui kellelegi püha vaim peale tuleb, siis me nagu pahaks ei pane. Et nad natukene võivad seal seda käte pealepanekut harrastada ja mind on isegi nende jutluses ära mainitud, et kusjuures jällegi, kui mina ütlen, et ma olen nagu siukene spirituaalne, aga mitte usklik või ühesõnaga see on ometigi, et kuigi mina võin seda Jumalat, mis neil on mitte uskuda, siis nemad näiteks konkreetselt vaatavad seda, kui mina neid mingi probleemiga aitasin, et Jumal
tõi minu nendeni. Et see lõppude lõpuks ei ole tänu minule nad said paremaks, nagu vaatab eestlane, jätab Jumala sellest välja. Siis nende jaoks on see, et nad ütlevad konkreetselt, aitäh Jumal, et sa selle venna meie juurde tõid. No sa oled Jumala käsilane. No vot, ma olen Jumala käsilane. Et mis puutub nagu sellesse, siis see on puhtalt psühhosocial. Ja selles suhtes ma olen 100% kindel, mul on endal ka siukseid imesid siin juhtunud. Et kui su aju näiteks kroonilise valu puhul, ta õpib ära mingid mustrid. Ta põhimõtteliselt kroonilise valu puhul ajus toimuvad juba isegi mitte enne, kui see asi krooniliseks läheb, juba 3 kuu peale vigastust võib leida ajus aktiivsuse muutusi selles piirkonnas, kus on valu. Ja sa võid lõpuks selle jäseme ära ka lõigata ja see jäse võib edasi valutada. See on siis nagu see fantoomjäse, millest sa võib-olla kuulnud oled. Ja krooniline valu on siis, selle kohta öeldaksegi, et ta on kellel rohkem, kellel vähem, aga ta võib olla väga palju psühholoogiline. Ja mis siis kellelgi nagu see trigger on, et seda ma usun küll, et kui inimesel lahendada see psühholoogiline taustprobleem ära, siis ta võib hakata sellest kroonilisest valust paranema. Aga kui inimene on tõsiusklik ja tegelikult see tema probleem ei ole, ütleme, mehaaniliselt, biomehaaniliselt nii hull, vaid on näiteks juba ära paranenud, aga ajus see piirkond ei ole sellest aru saanud, et ta on ära paranenud, nagu väga tihti kroonilise varu puhul on, siis mõnel võib aidata see psühholoogiline, psühhiaatria, mis iganes. Ja inimesel, kes on väga usklik, absoluutselt võib aidata see, et talle pannakse see käsi peale ja sellest on tal nii tugev psühholoogiline efekt, et tal tekib siukene nagu stressilangus, avanemine, lõdvestumine, mis iganes, et ta saab sellest nagu siukse psühhedeelse efekti, et see mõjutab nagu kuni maailma nägemiseni aju ja kõike seda. Et seal on kindlasti väga palju feiki, aga jällegi ma ütlen, et seda ei tasu nagu alavääristada, et ma arvan, et mõni inimene on seal ka päriselt terveks saanud. See, vaata, praegu on huvitav, et jõuame lõpule lähedale juba ja mis algas võib-olla maailma lõpule ka, ma ei tea, mis siin saama hakkab, et praegu ei tea üldse enam midagi. Aga mis algas biomehaanikaga, praegu hakkab lõppema religiooniga. Tegelikult see võib-olla siin lähebki teemast kõrvale, aga las ta läheb sinna. Et see Jumala teema on tegelikult mõnes mõttes huvitav, et mina olin kunagi hardcore ateist ja ma olen väga palju populaarsed ateistide raamatuid nagu läbi lugenud, et kõik Dawkinsid, Hitchensid ja nii edasi. Aga mulle väga meeldib Jordan Petersoni käsitlus nagu sellest Jumalast. Siinkohal tervitused Jörgen Matsile, kuna ma mainisin sõna Jordan Peterson. Aga Jörgen Matsis on. Just. Jah, aga näiteks, kui sa näiteks tema käest küsid, et kas usud Jumalasse, siis ta ütleb, et ma ei saa sellele vastata, sest et me ei ole ära defineerinud, mida sa Jumala all mõtled. Kas sa mõtled Jahvet või sa mõtled, ma ei tea, Vishnut või näiteks jah, eks ole, mida sa mõtled selle all ja tema on väga hästi öelnud, ma käitun nii, nagu ta oleks olemas. Nüüd see võib kõlada näiteks mõnele usklikule sellisena, et sa nagu üritad kindla peale välja minna, tegelikult sa ei usu, eks ole, et isa taevas, aga ta ei tahagi taevasse saada, vaid et tema jaoks vaata, siin sa pead vahelt tegema teismil ja deismil ja panteismil, eks ole, et see teistlik Jumal, eks ole, et see, et pilve peal on mees või see, et kuskil keegi vastab sinu soovidele, et kas sa saad PlayStationi näiteks jõuludeks või mitte, et see sorry eksisteeri või see, et millises asendis sa võid nagu kellegagi, millist asendit sa võid kellegagi teisega kasutada, kui sa horisontaalses asendis oled või miks mitte ka vertikaalses asendis, aga
et nagu pattu või midagi sellist, aga tema jaoks nagu mulle nii meeldib see, on see, et ta ütleb, et minu jaoks on Jumal kõige headuse nagu kehastus. Ja vaata, kui sa mõtled need inimesed, kes nagu religioonis on, millest nad kogu aeg räägivad, et headus, ma ei tea, vastutulelikkus, sõbralikkus, blablabla, kõik need kasulikud asjad. Ehk siis tema jaoks see Jumal on justkui kogu selle hea ja nagu õndsuse ja nagu kõige selle nagu kogum. Seda ei ole reaalselt olemas, aga see on nagu igal pool, see on see emotsioon ja sa nagu eladki nagu selle suunas, et sa kui headus on nagu Jumal, siis sa nagu usudki headusse ja sa käitud hea inimesena. Ja see on see nagu see Jumal, et ei ole olemas Jumalat, aga see on nagu selline, noh, mis iganes. Aga ma nüüd segan korra siia vahele, et me täpselt, et kui me nüüd räägime nendest väga usklikest inimestest, siis ma ütlen, et neil ongi, noh, kui me võtame jälle siin puht nagu, ütleme siis füsioloogiliselt, nii palju, kui mina nendega koos olen viibinud, ikkagi omajagu rääkinud kõik maailma asjadest, mulle tundub, et neil on vähem stressi, sest et nad tunnevad, et see kogukond neid nii tugevalt toetab ja neil on kogu aeg keegi, kes nende üle valvab ja kes hoolitseb nende eest. Ja nad saavad selle tõttu, palvetavad ära, nad lähevad rahulikult magama. Magavad hästi, nagu öeldakse, magavad hästi, sest nad teavad, et nad on kaitstud, aga võib-olla eestlane läheb magama nii, mõtleb, et oota, millal mul see palgapäev oli, kas lapsele kingad said ostetud? Et noh, jällegi ekstreemsused ja eestlane mõtleb, et kindlasti ei ole Jumalat olemas, aga see mudel, see PPS-i mudel on nagu nii universaalne või nii laiapõhjaline, et sinna mahub kõik ära ja mina ütlen, et ma näen, mis kasu on usklikule inimesele usust. Ja kusjuures, ma nüüd räägin ise, et üks filosoof, ma ei mäleta, kas ta nüüd oli Descartes või kes ta oli, käis välja selle Matsi sarnase klausli, kus ta siis nagu arutles, kas kasulikum on uskuda või mitte uskuda. Ja siis tegi nagu tabeli ja siis selle tabeli lõpptulemus oli see, et noh, pani nagu plussid, et kui sa usud ja kui ei usu ja kas Jumal on olemas või ei ole. Et nagu see lõpptulemus oli see, et puht ratsionaalselt on kasulikum uskuda ja eksida. Et sa usud ja Jumalat ei ole olemas ja sa ei kaota sellega midagi, sa lihtsalt kärvad ära. Kui sa ei usu ja Jumal on olemas ja sa lähed põrgusse sellepärast, et sa ei usu Jumalat. Et see on nagu siukene puju nagu mõtteüritus. See on hästi, selles mõttes ma saan sellest pointist aru, aga teine asi on see, et usklike arvates nagu sa pead päriselt uskuma, mitte nagu igaks juhuks minema kindla peale välja, vaata. Et kui sa päriselt ei usu, siis nagu see ei loe, vaata. Et sa pead nagu reaalselt nagu uskuma. Aga tegelikult mina... Viimasel hetkel teed, anna kõik patud on. Et noh, pigem ma arvan seda, et vahet pole, kas usud või mitte, et usklikel on justkui vaja seda subjekti, kellega nagu suhelda, aga kui sa nagu ei ole usklik, siis nagu ela sarnast filosoofiat välja, et ürita olla nagu maksimaalselt hea inimene ja teha maksimaalselt häid asju oma elu jooksul, kui sa saad, sest et siis su elul on nagu pointi nagu. Et ürita nagu seda sama jada käia, aga sa saad elada ilma selle subjektita, sa saad elada selle abstraktse nagu headust taga ajades. Ja mis ma veel tahtsin öelda on siis see, et issand, ma oleks nüüd meelest ära. See oli midagi selle taevasse saamisega, aga mul praegu kadus ta peast ära põhimõtteliselt. Näiteks nendele samadele Ameerika usklikele, me oleme loomulikult rääkinud nagu religioonist nendega palju, siis nemad küsivadki, et mida mina usun. Ja mul on isegi see korrektne termin meelest ära läinud, seal on need gnostikud ja agnostikud ja nii edasi on ju. Et ma olen nagu selles suhtes spirituaalne ja kas see siis on agnostik, et sa ei usu, et on olemas mingi halli habemega onu või mis iganes värvi. Ei, ma võin sulle öelda. Agnostik on see, kes on nagu 50-60, vaata. Tugeva teega teist on see, kellel on oma pühakiri, mida ta nagu järgib, vaata.
aga nõrgadeega deist on see, et sa usud, et mingisugune suurem jõud on olemas, aga ta ei sekku sinu igapäevaellu, et ta on loonud universumi ja kõik, mis selle sees toimub, on siis see nagu, et ma arvan, et me mõlemad võiksime sinna minna, sellepärast et see läheb väga hästi simulatsiooniteooriaga ka kokku, et on mingi mäster, on ju, kes lõi simulatsiooni ja sina selles sees elad. Et kui sa vaatad praegu näiteks deismi ja simulatsiooniteooriat, siis ta on nagu copy-paste põhimõtteliselt, teine skin on lihtsalt peal. Ja ta sobitub tänapäeva konteksti väga hästi, simulatsioon ja virtuaalsus. Ja nüüd me jõudsime juba täitsa, jõudsimegi sinna Joe Rogani tasemele tagasi, vaata, mis sinu selle taustaga kokku läheb. Mul siin DMT käib juba selles suhtes. Kas sa Peyotet ja Seeni ja DMT tuled teinud ja... Tere, Kellner siin, et täna tšekin teile sisse teisest dimensioonist praegu, kus ma praegu siin chillin, et täna, kusjuures vaata, kui huvitav, kui sa seda tausta mul vaatad, et nagu see läheb tänase nagu teemaga jumal hästi kokku, vaata. Aga ongi see, et kui tähtis tegelikult see ümbritsev on ja kõik see, et tõesti on väga palju olnud seda, et kui inimesel, kui mulle tundub, et see probleem on inimesel väiksem, kui ta selle nagu teeb, siis ma olen seda ka öelnud ja ma olen sellest näinud ülihäid tulemusi puhtalt aususe pealt. Kui inimesel mehaanika on kehvem kui ta elu, siis ma ausalt öeldes ma väga tihti või pigem või ma pean valima, oleneb inimesest ka. Mõnda on vaja hirmutada, et ta hakkaks harjutusi tegema või oma elustiili muudaks. Aga üldiselt, kui inimesel mehaanika on kehv, siis ma üritan teda ikkagi võimalusel võimalikult vähe siis selle notseeboga ärritada. Et siin ongi see, et see on nagu, mul nüüd jälle koitis vaata, et mida parem sa ise oled ja mida rohkem sa head teed, seda rohkem headust sa attractid enda suhtes ka. Ja vastupidine on sama, et mida rohkem sa nagu selline trotsi täis vihane oled, seda rohkem sa oma ellu seda ka nagu tõmbad. Ja loomulikult siis mul tuli mõte praegu edasi, et kui sa oled väga hea kõigiga, eks ole, siis loomulikult keegi, öeldakse, et ükski heategu jäi karistamata, et sa võid küll hea olla, aga siis loomulikult keegi keerab sulle tänu sellele, aga kuidas sa sellele reageerid, kas sa lähed kätte maksma või sa pöörad teise põse nagu Jeesus tegi, et tõmbab täiega religiooni jälle ära vaata. Aga ongi see, et sa räägid, see on siis nagu see law of attraction on ju ja samal ajal nagu need karma printsiibid, et kui sa teed head, siis sa tõmbad head ligi, kui sa teed halba, sa tõmbad halba ligi. No selles mõttes, jah, täiesti võimalik, et ongi, et öeldakse selle kohta ka, et kuidas on lihtsam elada, kas siis, kui sa usud, et mitte ükski sinu tegu ei loe või sa elad niimoodi teadmisega, et absoluutselt kõik, mida sa teed, kõik loeb, absoluutselt igal asjal on tagajärg. Et kui sa elad selle teadmisega, et ükskõik mida sa ka ei tee, igal asjal on tagajärg, siis sa oluliselt rohkem vaatad, mis paska sa korraldad ja mitte. Kui sa usud seda, et mitte miski ei loe, lähed nii listiks ära, siis ma leian seda, et kui sa usud seda, et absoluutselt kõik, mida sa teed, see loeb, siis sa automaatselt oled parem inimene ja automaatselt sa nagu elad paremat elu ka, sest sa mõtled oma tegusi rohkem läbi ja sa võib-olla ei tooda nii palju paska. Aga kui sa mõtled vastupidi, et mitte miski ei loe, siis kindlasti on sul halvem elu. Nagu miserable on hea sõna, vaata. Et tee mis tahan, vahet pole, miski ei loe. Ma võin siis halba asju ka näiteks teha. Jah, et kindlasti on inimesi, ongi need anarhistid, nihilistid, kõik siuksed asjad, kes niiviisi võivad arvata ja siis ongi üsna nagu keeruline mõnikord orienteeruda, et kuidas siis sa sellist inimest aitama pead, et mõnikord ongi nii, et mul käivad siin nii erinevate kultuuridega inimesed, et üks läheb ära ja ütleb, et God bless you ja siis tuleb eestlane ja
kirub, ma ei tea, mis iganes Eesti riiki ja ütleb, et elu on nii miserable ja jumalat ei ole kindlasti olemas, et noh, igasuguseid asju ja uskumisi näeb. Minul on selles suhtes hea meel, et me täna seda PPS-i ja Biomechi erinevust saime lahata ja isegi sellest religioonist rääkida, sest et ma ei ole nagu saanud võimalust sellest nii laialt või vähemalt nii laiale publikule rääkida, et kui kuskil on rääkima kutsutud, siis ikkagi tahetakse teada mehaanikast ja räägi mulle sellest, kuidas see kõõlus paraneb ja mul selg valutab, mida ma teen. Ja, et kui mul kõhrapõletik on, et mis ma täpselt siis tegema pean, et seda kuuleb ka igalt poolt väga palju, et mulle isegi meeldib nagu rääkida natukene sellistest asjadest, mida igal pool kogu aeg ei nämmutata, mis on ikkagi tähtsad. Sellepärast Nietzsche oli ka nii haige, et ütles, et God is dead. Jah, väga hea. Kas me võtame selle biomehaanilise osa ka kuidagi kokku või? Biomehaanika puhul, noh, kuidas seda seal kokku võtta, et nagu... Mis sa õppisid täna? Mis sa uut said teada? Mitte mida sa teadsid ja kinnitust said, vaid mida sa täna uut teada said? Ma ei tea, kas see nagu, noh, võib-olla sa nagu tuletasid mulle mingeid asju meelde, aga näiteks see, et kui oluline nagu see mitmekülgsus vaata, et kui nagu siin ise teed trenni, siis sa võid hästi palju hakata, noh, see ei ole muidugi midagi halba ega vale näiteks, et sa hakkad mõtlema selle peale, et mida ma saaksin teha, et maksimeerida näiteks hüpertroofiat, võimalikult palju jõmmiks tõmmata, on ju. Et see on tegelikult täitsa hea nagu meeldetuletus, et ära jää teatud harjutustesse kinni, isegi kui sa arvad, et need on maailma parimad harjutused, vaid tee vahepeal teisi harjutusi ka. Ja näiteks see ongi üks põhjus, miks ma näiteks praegu hakkasin full body ka uuesti tegema erinevatel päevadel erinevad lihased, et ma olen toonud näiteks reiaabduktsiooni tõin regulaarselt sisse, eks ole, ma tõin puusasirutused tõin sisse, rumeenlast teen väga intensiivselt ja näiteks 4 pea liigutustelt olen väga palju koormust maha võtnud, et põlved saaksid aga abduktsiooni, kes teeb? Seda peab ka tegema ja seda saab teha ka, et jah, aga see mitmekülgsus on nagu oluline, et võib-olla peakski vaatama pikemas plaanis, noh, sa peadki nagu makrotsükli läbi selle prisma vaatama seda, et sul võimalikult palju liikumismustrid oleks ka kaetud, et see on tegelikult hea mõte kõikidele treeneritele, aga treenitavatele ka, kes ikkagi natuke nagu perioodiseerimist nagu tsüklipõhiselt nagu jagavad ja seda harrastavad, et mis sa arvad sellest? Kui su meso saab läbi, siis sa võiksid oma liikumismustreid muuta järgmises mesos näiteks. Või siis näiteks, ma ei tea, ülejärgmises või mingi aja tagant nagu. Nüüd jällegi väga strateegiliselt tõmbas hakkima, aga ma ütleks jah, et kas siis tsüklikaupa võiks vahetada neid liikumisi või miks mitte isegi iga trenn teha mingit harjutust, mis on kuskilt midagi teistmoodi. Nagu aksessorit roteerida siis või? Jah. Jah, seda võib ka teha selles suhtes. Et see on nagu, oligi põhimõtteliselt nagu peamine, et ma ei tea, kas me kindlasti rääkisime asjadest veel, aga... Ma arvan, et see on väga hea asi, mis siis nagu koju kaasa võtta. Jah, noh, mis ma ikka tänan siis, et sa mulle selle teadmise andsid uuesti rahvale ka ja järgmine kord siis mingi aja pärast, kui Georg siin eetris on, siis saame rääkida ka, et millal kõhr kulub ja millal kõhr päriselt ei kulu ja tegelikult peaks ka rääkima isomeetrilistest harjutustest, dünaamilistest harjutustest, ballistilistest, pliomeetrilistest. Seal on samamoodi trendid. Vot, väga hea, aga viskamegi praegu õhku. Kas krantse tohib teha või
peab ainult planku tegema. Vot see saab järgmiseks korraks, et kumba siis nagu peab tegema, et kas pead ainult planku tegema või kui sa teed dünaamilist liigutust ka, kas sa lähed põrgusse või ei lähe? Absoluutselt. Ma ei tea. Räägime siis sellest. Nii, aga okei, praegu siis saab see asi lõpu. Minu poolt nägemist kõigile. Head ööd. Olge head. Mõelge headusest. Pürgige headuse poole. Head trenni, ärge üle pange. Just, tšakrad lahti.